põhiturniiril Danpower Võru ja tuleb vastu neile siis Tartu võistkond, EMU. No mis sa arvad, kes täna võidab, Rasmus? No ajalugu on näidanud, et Võrule on sobinud Eesti Maaülikooli võistkond. Aga tabelis on nad hetkel Võrust eespool, kuid neil on mitu liiget praegu puudu. Näiteks Tauri Sulg, põhisidemängija on dressiga. Kuulsin, et ristatis sidemete vigastus oli olnud ja ilmselt see hooaeg on mängitud Tauri jaoks. Ja nende temporünd ja Rauno Kink on praegu abist Bigbank Tartul, kellel on siis Mart Naabril, kui ma ei eksi, siis Rebend, kas tagareis? See oli Sääre, Rebend on Mart Naabril ja tundub, et hooaeg ongi selleks korraks mängitud, selline siseinfo, aga ei tea. Ei tea, kas päris hooaeg, aga äkki Eesti meistrivõistlustel saab võistkonda aidata. Igal juhul, kõik, kes te olete kodudes Võru inimesed, tulge saali, siis te näete siin meil hetkel ekraanil on Mihkel Hiielaid. Tema on siis Eesti Maaülikooli võistkonna, võtmemängija, diagonaalründaja. Kui tema õnnestub, siis ilmselt meeskonnal läheb täna hästi. Mis oskad, Rasmus, öelda selle mängumehe kohta? Olete ma vastu mänginud, olete ma koos mänginud? Ja vastu olen mänginud esiliigat, kui ma harrastasin siin veel Rakveres mängis Hiielaid. Aga Tammula Vanaksel olen vastu mänginud. Tammula Vanaksel, no see on üks hooaja olulisemaid turniire ju. Absoluutselt. Aga Hiielaiu kohta veel nii palju, et ma arvan, vabalt võiks meistriliigas teise diagonaalina ka hakkama saada. No nii, siin saalis on hetkel rahvast koguneb üha juurde, aga kes Võru publik, kes te olete veel kodudes, tulge kindlasti ja spordisaali. Sest nagu näete, Kristjan Sibul on juba platsile jooksnud. Tema järel jookseb Mirko Hani, väga oluline mees Võru võistkonnas kindlasti. Terava käega, hanitab hästi nimest tulenevalt. Mirko kaadriks kohe siin. Austraaliast otse tuli vist. Jaa, tema ju on see mängumees, kes kadus natuke Võru jooks ära, oli Austraalias, tegi tööd, elas elu, aga nüüd on tagasi. Ja Jarek Jänes on meil nüüd pildis. Tema on, ma ütleks, Võru raudvara. Tema on meiega olnud, tema meiega jääb. Pildil oli mees kuidagi kas 10 aastat umbes tagasi. Rohkegi veel, Rasmus, see võis olla 14 aastat tagasi. Aga jaa, Võru mehed jooksevad platsi peale. Kõik on nüüd kohal, ka täna näed, kes on seal veel rivistuses. Ja pildi peal Päästeametist. Mart Mandel. Mart Mandel isiklikult. Mart Mandel, tema on see mees, kas käsi mullas või see teine asi? Mullas. Just. Aga jah, siin meistriliigast on ka paar poissi abis. Lankei ja abitreener. Ja nüüd natuke siis olukorrast ka esiliiga tabelis. Hetkel siis Tallinna Ülikool esimesel kohal, Rakvere võistkond teisel kohal 32 punktiga, EMU on siis kolmandal ja kust me Võru leiame, Võru on alles siis 6. Kuigi veel, kui ma õigesti nägin, hommikul oli veel see tabelipilt veel teissugune. Ja täna oli üks mäng, minu teada oli Selver Põltsamaa. Ehk siis Selver tõusis Võrust mööda tagasi. Just, Selver võitis 3-0 Põltsamaa võrkpalliklubi siis täna. Ja eilsetest tulemustest veel nii palju, et Audentes võitis 3-2 Selverit, eile Rakre võitis 3-0 siis EMU, kes tänagi siin platsil on, ja Võru võistkond võitis 3-1 Imsport Türi tiimi ja Kuulbet Pärnu võitis samuti 3-0 siis Põltsamaad. Nonii, jaa, aga tänasest päevast veel natukene, et tulge kõik kindlasti Võru spordikeskusesse, sest 3 haarvat mängu. Praegu algab siis esiliiga kohtumine, siis tuleb showmäng, kus kohtuvad Võru noored ja ma ei saanud öelda vanad, aga ütleme legendid. Ja seal on igasugust. Seal on umbes ongi pool satsi on legende ja pool on selliseid noorema põlvkonna mängija. Ja, igal juhul, kes tulevad, peaksid täna kohale tulema ja keda platsil näeme, on siis Urmas Tali, jookseb platsile. Oliver Lütsepp tuleb kindlasti teises mängus ja ka Rando Soome ja Jaanus Lillepuu. Nii et tulge kõik kindlasti saali. On ka täna siin... Mul on üks salainfo ka tänasest päevast legendide mängu kohta, et teda küll seal bänneri peal ei olnud, aga Albert Hurt isiklikult tuleb täna kohale. Albert Hurt tuleb Võrru? Albert on Võrus juba. On juba kohal? Ja neil Selver Taltekil jäi tänane mäng ära Jekapils Luusiga, kui ma ei eksi. Jekapilsi võistkond oli siis haigestunud ja siis Albert nägi võimalust, et koju tulla selleks suureks päevaks. Ja... Mees, kes pole põhimõtteliselt pool hooaega mänginud, siis nüüd tuleb legendide lahingus tuleb platsile. Ja Albert, eelmine aasta Bundesliigas viimane mäng oligi, peale seda läks Opile ja nüüd on siin võidelnud vigastusega veel. Ja eile ma korraks vaatasin mängu ja tegi nii-öelda comebacki.
üle pika aja Selveri ridades siis. Aga kell on juba saanud 1 ja kohe on esiliiga kohtumine algamas, aga veel natukene, et spordiriiete Kirbukas on Võru spordikeskuse teisel korrusel, saate osta endale spordiriideid. Ka siin areenile on püsti pandud siis lasteala, Parruse lasteala, on batuut, lapsed saavad hüpata ja mängida, miks mitte ka vanemad inimesed, kui nad seda soovivad. Ja muidugi on ka siis toidutelk ja kui sa kannad Parrus Võru võrkpalliklubi fännisärki, saad supi tasuta. Nii et tasub panna siis rohelised särgid selga, võib-olla saate ka tasuta süüa. Rasmus, sul on täna see probleemiks? Mul ei ole särki, ma ei saa täna süüa ühesõnaga. No nii, aga nüüd on kohtumine algamas. No nii, esiliiga selle aasta rekord on tehtud, publiku rekord, ma ütleks. Jaa. Siin on siuke 100 nägu palju. Umbes 100, võib isegi olla rohkem ja tundub, et tuleb juurde järjepanu. Aga igal juhul esimene punkt nüüd Võru võistkonnale. Steven Meilus eksis hüppelservil ja nüüd Sten Maisk. Ja, Johann Olav Lääne siin targalt siuke Priidu pealt lõi kätest ära, aga jah, sidemängija mängib siukest rahulikku mängu praegu esimese puute põhjal, aga eks me näe. Mina teda ei tea kahjuks. Maarjo Liiva, servis. Ja nüüd Priit Tigane, Võru Parrus võrkpalliklubi abitreener on pannud särgi selga ja on terava käega täna. Kes siis muu kui mitte Priit keskelt? Kusjuures enne mängu rääkisin siin Meelis Õunaga Võru siis peatreeneriga ja Meelis ütles, et neil on salarelv, see on Priit. Priit on igas mängus, kui on mängitud siis Tartu meeste vastu, on ta olnud väga terava käega. Ja eriti servil. Ma tean, Priidu hüüdnimi on ka juba siin. No nii, ja Priit blokis. Ja Priit. Ma tean, et Priidu hüüdnimi on juba siin esiliigas häkker, et häkib igat pidi neid palle maha ja servil samamoodi, et... Eelmisel hooajal olid, kui Priit mängis samuti esiliigas, siis Slivinski ja Häts vaatasid publikust esiliiga mängu ja hoidis kahega peast kinni, et mida mees korraldab, et uskumatu. Ja. Johann Olav Lääne nüüd. Nojah, oli siuke raske tõste juba pool antenni taga, aga no ei pea eksima, et saab targemat lahendusi, aga seekord nii. Ja Võru peal juba 4-1. 4-1. Ja Mirko Hani, mees, keda tutvustasime teile ennist, paneb hüppelt palli mängu. On hea serv, aga hästi on ka käes. Ja kaitses Tennilt. Kas suudab päästa Jarek? Annab palli üle, lihtne. Ja Hiielaid. Ja tundus, et Priidu käte vahelt praegu tuli. Et kahe vahel, vahe oli koos, aga käte vahelt lõi ära. Jah, see oli see number 19 EMU poole peal, siis Mihkel Hiielaid, Rakvere mees, kes nüüd esindab Tartu värve ja teeb seda juba siin edukalt. Esimese punkti on selles mängus endale ära toonud. Paneb ka korraliku servi, aga hästi on Keitkivil käes. Jarek üle õla, piki piiri ja Hiielaid on kaitses raskustes. Käisin hankimas siin lisainfot, et vastase sidemängija ei ole kursis, aga kuulsin, et vist on 2005 noor poiss, et saab esimesi ristseid siin esiliigas ilmselt. No vaatame kohe, mis mehega tegu on. Kerime natukene. Ja Rasmus teeb siin väikest taustatööd, et ei ole mina seda meest veel mängus ise näinud, võib-olla ei ole lihtsalt nii palju EMU mängudel kohal ka käinud, aga... No ma ütlen ausalt, ma ei näegi teda siin nimekirjas. Vaatame, kohe leiame. Nii. Gerdo Jürisoo. Ja 2005 aasta väljalase on just, ikkagi. Gerdo Jürisoo, jätame selle nime meelde. Kindlasti hakkab tegusid tegema nii esiliigas ja miks mitte. Kui nii noorelt juba sellel tasemel mängib, miks mitte ka ühel hetkel kõrgemal tasemel. Ja Johann Olav Lääne. Ja läheb pikaks. Ei olnud väga riskeeriv serv ka, et... Maas on Taraflexi kate, peaks olema üsna selge, kus see nii-öelda plats on ja kus see piirid on, aga... Jaa, aga eile isegi paar puudet siin tehtes 0 publikut, ega harjumatu, ma usun, et ega esiliigas ka tavaliselt mängitakse väikestes saalides. Siin on kõrgel aega lagi. Ja, et kõik see on harjumise küsimus, jah. Ja nüüd aegamisi, kui mehed servima lähevad, saame ka tutvustada kõike siis neid
neid mängumehi, kes platsil on ja Riivo Rüütel siis. Tema on Viljandist pärit mängumees, esindab, eelmisel hooajal oli vist Viljandi esiliiga tiimis, nüüd Viljandi kadus ära, aga esiliiga areenilt, aga nüüd on siis Tartu ridades ja paneb planeeriva servi, läheb samuti auti. Ja Riivol on üsna suke riskeeriv planner. Noorteklassis isegi mängitud tema vastu. 96 sündinud mehega tegu. Ja Jarek Jänes läheb hüppelt tugevat servi lööma. Üllatavalt kõva servi paneb mees, kellel on õlg haige olnud viimast 5 aastat, vähemalt juttude järgi. Juttude järgi nii on, jah. Aga maru vigade rohkem see mäng siin, eriti servil olnud, aga eks mõlemad tiimid otsivadki siin Taraflexil ennast ilmselt. Ja. 8-5 Võru meeskond peal ja Gerdo Jürisoo, Tartu sidemängija, planeeriv Jarekul hästi käes ja temposse. Oliver Lankei, Parrus Võru võrkpalliklubi siis meistriliiga värve esindab samuti mees. Jah, et siin ilmselt loodetakse Lankei peale päris palju, et praegu lõi pikaks, aga küll mees kosub. Ja saab sidemängija jätkata seeriat. Kivi peale läheb serv. Ja Mart. Ja need on Marti punktid. Kui hakkavad sealt ära kukkuma plokist igale poole laiali, siis on... Ja kui Võru siin päästma on vaja hakata, siis see mees oskab päästa. Nii on. Ja meistriliiga mees isiklikult. No nii, isegi Rasmus Meius on püssi tõusnud, elab oma meeskonna kaaslasele kaasa. Meius ja kõik siin, jah, kes seal on. Ja, Parrusmehed on juba kohal. Jah, Vider ja Kaljuvee ja siin mehed on juba kohal, valmistunud selleks suureks päevaks täna siin. Nii, ja Meilus. Ja piiri äärde tugev serv. Ja Priit jälle nihverdab ära, ei saanud pallile väga hästi pihta, aga... Lääne jäi hiljaks, abistas nurgast, aga lõigi ladvast ära ja tagant enam ei olnud võimalik kaitses mängida. Ei no igal juhul, esiliigas on see ikkagi paras derbi, et Võru meeskond ja Tartu meeskond on alati kuidagi emotsionaalselt teravamad. Et nii-öelda nagu meistriliigas Lõuna-Eesti derbi, et siin rohkem punte meil kahjuks ei ole nagu meeste tasandil. Kusjuures ja ilusa Ani selle lillikaga veel Jänes hüppab järgi, aga ei saa palli kätte. Jah, Meilus, Lääne nüüd vaatas, et siuke üsna korrektne kahene blokk oli, et pidigi latva minema lööma. Ja... Kusjuures Rasmus, ma siin võib-olla mingi 5 aastat tagasi kuulsin, et Lõuna-Eestis on tegelikult üks esiliiga meeskond veel. Peale Tartu ja Võru. See on Valka esiliiga meeskond, kes mängis kunagi Läti esiliigat. Vähemalt 5 aastat tagasi umbes niimoodi mängis. Valka, aga mitte Eestis. Mitte Eestis, see oli siis Läti esiliiga, jah. Aga kas nad olid Läti poolel või Eesti poolel? Läti poolel, jah. No võt, siis läheb ikka Läti jälle. Seda küll, jah. Aga meie regioonis, jah, selline meeskond veel. Oli vähemalt, ma ei tea, kuidas hetkel seis on. Jaa, praegu ei ole kursus. No Kossu mehed mängisid, ma tean, meistriliigat samamoodi. Valka oli siis, aga mängisid 2 meistriliigat korraga, Eesti-Läti. Ja Hani. Ja puhast Hanilt ise vastu ja ise maha. Ja kui veel jätkata, siis ka ise servima. Ja ise servima. No nii, millise servi peale läheb? Rahvast on päris palju juurde tulnud, ma vaatan, et no nüüd on selle mängu algusega võrreldes kuskil 50 inimest jälle peale tulnud. Ja, ei, siin on mida oodata täna. Ma usun, et... Ja kaitse, Keit Kivilt! Super. Aga nüüd on Tartul hea võimalus, lihtne pall tuli üle. Kas lööb ära? Ja lööb Jareku põhimõtteliselt nokki. Aga mees on nii tugev, et tuleb püsti ja pühib ära. Ja. Aga jah, järgnevate mängude põhjal ma arvaks, et isegi kas just showmängul on täismaja, aga meistriliiga mängul on kindlasti täismaja siin. Aga miks mitte, showmängul peaks ju olema samuti täismaja, sest et meil tuleb Euroopa meister tuleb mängima ju. Jaanus Lillepuu. Ma üldse ei kahtle, miks ei võiks olla. Ja ma loodan, et kes veel seda siin Võru lähedal kuulavad. Ja Priit Igane, Võru Parrus võrkpalliklubi abiteener. Täna on ikka väga teravalt alustanud. Priit on siin mitme rünnakuga säranud ja ploki juba saanud ja siin meistriliiga poisid elavad Priidule nii julmalt kaasa, et miks ka mitte. Ja terav serv.
ja on sees. Sees pall! Ja on, häkker näitab. Tartu mehed on püha viha täis. Meie näeme kordust. Jäin hiljaks. No, ja võtavad Kaja maad Tartu mehed. Ja äkki näeme korraks uuesti kordust, kui meil siin. Ja on sees. On sees Rikbergi pea taga. Ja Rikberg isegi näitas pöial püsti midagi seal. Ja... Kas me saame kuulata Rikbergi? Kas kuuleme? Ei tule veel heli läbi, aga meil on mikrid küljes mõlema meeskonna peatreeneritel. Aga küll järgmine time out lahendame. Jaa, kes siis ei tea, Tartu meeskonna, esiliiga meeskonna Eesti Maaülikooli peatreener Rait Rikberg, no tõeline legend võrkpallimaastikul, Eesti koondise libero Tartu meeskonda aastaid esindanud, nüüd siis on võrkpalli juurde jäänud ja treenib siis esiliiga meeskonda. Ja täielik korüfee ikkagi. Ja super serv jälle, aga see linnuk see oli ikka väga riskeeriv. Ta tahtis otse kellegile pihta lüüa siin. Mees, ega mul ongi olnud vahepeal võrkpalliplatsil see tunne, et ei saagi enam eksida. Kõik, mis teed, muutub kullaks, et Priidul võis olla see samasugune moment praegu. Ei oska lihtsalt enam eksida. Jaa, oli õnne siin läänel, aga seda peab ka olema. No muidugi. Kui tahta hästasid lüüa. Ma vaatan, Janno Järvpõld on samuti saali tulnud. Ehk näeme tedagi veel ühel päeval esiliiga tiimis. Ja Janno mängib täna show-mängul. Legendide mängul. Legendide lahingus, jah? No selge. Vaatame, kuidas meil hüpe on. Jah, äkki saab Eesti Ekspress jälle. Nii, Mart Mandel. Siit tuleb kindlasti riskeeriv serv. Ja nii on. Aga ütleme nii, et 2 Tartu noort tegid ära praegu Võru satsile. Noor libero, noor side. Ja, Gerdo Jürisoo siis lükkas vasaku käega palli Võru poolele maha, said pilguga järgi. Õpib. Rait on õpetab. Rait õpetab, jah. Ja Riivo Rüütel. Ja siuke hübriidilaadne. Mardile. Ja Mart vajutab, kas on sees ja on sees pall. Päris kõrgelt lendas tagantliinist praegu. Ja piir ei ole lihtne tagantliinist piir lüüa. Väga hea rünnak Mardilt. Sander Lepp, emu libero võtab vastu. Ja libero päris hästi praegu silma jäänud, näitab emotsiooni ka, et on rahul enda võistkonna tegemistega. Eks nendel noortel meestel on seal närvid ikkagi pingul, nad võivad näidata see emotsiooni välja, aga nad näidavad seda pinget välja, mis on neil sees. Selline publik, tarafleks on maas. Ma arvan, et need noored mehed ei ole mänginud iial tegelikult sellise korraldusega mängul. Ma arvan küll, et siin, ma tean, et siin enamus mängijad 2 esiliiga satsi peal ei ole tarafleksi mänginud. Aga kui sa elad algusest sisse ennast ja saad mängu käima, siis ei tohiks sul olla. Kui ei lähe just nugade peale game'i lõpud. Aga Mirko Anni lõi siin vahepeal pikaks. Et näitab, et Mirkogi oskab eksida. Ja plokk oli ka korralik ees. Läks ilmselt näppe otsima. Ja ongi juba viigiseis käes. Ja 15-15. Võru oli siin vahepeal 3-4 peal. Hästi on Keitkivil käes. Ja jääb jälle Mirko Hani blokki kinni. Ja hiielaid on kõrgel. Teab, kuidas panna blokki. Enne mängu rääkisin siin Võru noortetreeneri Timo Kuusiga. Ja tema ütles, et Mirko mäng kindlasti on võtmeteguriks, kuidas tänane selline tulemus tuleb. Ütleme nii, et neil ongi siuksed nurgad ja Tiago põhiroll, nagu ka võrkpallis üldiselt on. Aga jah, Jaarek Jänesel on ka ikka väga suur roll siin võistkonnas. Ja muidugi. Et tagaliinis kõik jutud ja lisaks rünnak. Võru meeskond ongi tegelikult väga ühtne. Et jah, väga raske välja tuua seda ühte meest. Ja neil on, ütleme nii, et kui praegu neil on Priit ja see meistriliiga Oliver Lankei on abis, aga kui neil pole, siis neil on probleeme vahepeal nende tempomeestega, et
küll neil on nagu noored poisid olemas, aga neidki on vahepeal võistkonnas 2 on kaasas ja siis nagu vangerdamisruumi ei ole. Aga täna neil on, no ütleme nii, et siin vist enam satsi rohkem ei mahugi. Aga no, siukse suure võrkpallipäeva puhul tahab igaüks võistkonnas olla. 17-17, no esimese game'i lõpp hakkab üsna teravaks minema, et game'i alguses Võru pani ennast maksma, sai mitme punktiga ette, aga nüüd on, hakkab nugadele minema see asi. Ja serv Stenilt tuleb. Nii, kõrgpool. Ja kaitse Sten. Mart, kas lahendab? Ja kaitse vastastelt. Nüüd saab Mirko proovida. Ja hästi noor poiss liber jälle. Ei saa sealt enam. Töövõit. Parrusele. Ei, Tanbauerile. Ja Mirko on oma nime vääriline, hanitab hästi. Saab palli maha. Nägime siin Jarekeneset siukest huvitavat ülekülje tõstet, julge mees. Nii lühike tõste. Ai, Priidul jälle käte vahelt. Tundub, et Priidul on lai oks. Äkki on jõusalist palju pumbanud või midagi. Juba teine, 3. kord lüüakse käte vahelt ära. A-keel oli kunagi laul Su oks on nii laiali. Oli jah. Ja alumine kohtunik näeb, et vastaste Tartumehed on võrgus. Rikuvad võrkpallireegleid. No nii, 19-18. No nüüd oleks ühte punkti veel juurde saada, siis saaks natukenegi seda vahet sisse. No esiliigas on isegi see 2-punktine edu kiire sulama, et siin on juba suuremat vahet vaja. Aga hästi on Tartul käes. Sten näitab head kaitset. Hästi võitlevad blokis. Ja Mart ei lase. Hoiab veel või? Ja kaitse! Jah, nüüd täpselt vastupidine olukord. Alumine kohtunik määrab Võrumehed võrku. Ja sellel hooajal on meeskonnad ka varem kohtunud. Võru võitis siis 3-1 EMU meeskonda. Nüüd on siis põhiturniiri teine mäng. Oleks tarvis võit kätte saada, et tabelis tõusta. Hetkel on Võru 6. Oi. Praegu juba õnnestus natukene, aga ei ole hullu. Mängime edasi. Hiielaid. Hästi, Sten. Suurepärane kaitse. Kas toob? Jänes toob. Nojah, kohtunik ütles, et läks antennide vahelt teisele poole, et siis ei tohi teadupärast võrkpalli reeglite järgi enam seda tagasi tuua. Nii, nüüd võtab aga Meelis Õunoja maha. Vaatame, kas kuuleme, mida räägivad Võrumehed. Jalg on joonel, vaata. Järgi keegi näeb paremalt. Praegu oli servil, ei olnud jalg joonel või? Oli, noh. Võtame ise ära, ise mängime. Võru! Tuhki tundub olevat, et emotsiooni on. Meelis siin tahtis ise ära vilistada, tundub, et vastane astus joonele, aga tundub, et 2 kohtunikku võiks näha siukest asja, kui on. Aga teeks sellise üleskutse ka, et kõik, kes te olete siis teiste poole ekraani ja täna Võru spordikeskusesse, no mitte mingil juhul lihtsalt ei saa tulla, siis võite saata ka pildi sellest, kuidas te meie mängu vaatate. Näiteks seda poolest Priit Tigane on kuri täna. Rahvas on hullumas. Ma vaatasin, et sa teed siin seda 5 minuti laulu, see huugab ära. Seda ajast. Selle jätame õhtuks. Ja Priit ise läheb. Ja riskib, aga seekord ei õigustanud. Ja, et kõik, kes te siis mängu vaatate, võite kommenteerida, kus te vaatate, kus te parajasti olete ja kellele pöialt hoiate. Muidugi võite öelda, kes on teie lemmikmängija Võru meeskonnas. Ja miks mitte ka Tartu meeskonnas? Jaa, absoluutselt. Või äkki hoopis treener. Keidul hästi käes, Mart Mandel! See mees juba ei jäta selliseid häid tõsteid löömata. Tundub, et seda meest ei heiduta miski siin. Taraflex või see publik või...
ja läheb vajutama. Tundub, et ikka väristab käe natuke. Ja lõi selle praegu ühe sellise mustvalge pildi natuke kõveraks. Nimelt on siis Võru spordikeskuse seina peal ajaloolised pildid, kus on siis peal ongi Rando Soome ja Jaanus Lillepuu ja teised legendid, mustvalged ja Aksel Saal on nende fotode autor. Neid tasub ka siia vaatama tulla. Jah, Aksel Saal tegeles minu teada vanasti, tal oli isegi vana spordikoolis seal all oma nii-öelda foto... Pimik, jah. Kus ta ilmutas fotosid. Ilmutas ja ikkagi tegeles nagu rohkem kui hobi korras, ütleme nii. Ja Võru meeskonnal siin maru palju eksivad siin. Ilmselt on äkki peatreener andnud riski servil, et siin järjest on Mart, Jarek, Priit. Nii ongi raske seda game'i võita. Ja 23-22. Maaülikool 1 punktiga peal. Oluline serv nüüd. Kes seal serijoone taga on? Ongi noor sidemängija Jüri Soo. Ja natuke läheb pikaks. Pikale, jah. Nii uus võimalus. Hästi käes. Mart. Ei lahenda ära Mart. Nüüd on vaja plokk ette saada. Ai. Jah, oli õnne. Siit Trossi pealt keeras ära praegu ploki ja Trossi pealt. Steven Meilus lõi selle palli maha ja Meelis Õun on sunnitud võtma aja maha. Oli Mardil võimalus. Nad on 4 korda näinud terve game'i jooksul. Tai! Hoiavad on 4. Ja nii kui saame... Tai! Läheb! Meelis suuri sõnu ei hakanud tegema, siin ei ole midagi teha, et davai. Kuulsin, et Kevin Põldsaar ka ütles midagi, et nad on 4 korda seda teinud, aga algust ei kuulnud. Et mis see oli, jah? Jah, et nii noor side jälle. No 24-22. Gamepall. Serv tuleb kätte saada. Ja läheb üle. Ei saa Sten seda palli maha võrgu pealt. Meilus. Jääb kinni, aga Tartu mehed saavad veel kord rünnata. Meilus! Ei löö ära. Hästi, Mart. Lühike. Aga osav Mirkoani. No nii, vaata Rasmus, kes nüüd mängu lähevad. Kajar Kivioja ja kes veel? Regan Roomet. Kur ma vaatasin, et sina lähed. Kuidagi jube sarnane nägu on. Seekord mitte. Ei lasta peale, ei saa nimekirja. Sugulane või? Ja vennaga tegu. Aga tähtsal hetkel suur vahetus, ütleme nii, et breakpointi on vaja Võrul, et siin mängu tagasi praegu tulla sellesse game'i. Ja kes siis muu, kui isegi meistriliiga servi vahetus Oliver Lankei praegu ja vaatab, mis siit ja on hea serv. Aga hästi käes vastas. Nüüd on vaja kinni saada. Ei, ja lööb ära. Mihkel Hielaid. Kes siis muu kui mitte Mihkel Hielaid. Ja 25-23 on esimene game lõppenud. Jah, hea režissöör Karel, kas meil on ka tehnilised vaheajad game'ide vahel? Ei ole. Me saame veel edasi juttu vesta, jube tore. Ikka. Igal juhul, Võru inimesed, kes te saate, tulge kindlasti Võru spordikeskusesse. Me teeme väikese reklaami teile siin ja siis saate teada, kuhu tasub täna tulla. Pühapäeval, 4. veebruaril toimub Võru spordikeskuses suur Coop Võru võrkpallipäev. Kavas on meeste esi- ja meistriliiga vastasseisud ning lisaks toimub Võru legendide showmäng. Koha peal on olemas toidutelk ja avatud on spordiriiete kirbuturg. Sissepääs Coop Võru võrkpallipäevale on kõigile tasuta. Pall pannakse mängu kell 13.00. Tule kogu perega 4. veebruaril Võru spordikeskusesse ja naudi parimat kolmekäigulist Eesti võrkpalli. No nii, reklaam vaadatud. Ja tuletan veel kõigile meelde, tasub seada oma sammud Võru spordikeskuse poole, sest et siin on käimas suur Coopi võrkpallipäev. Meil on täna siis 3 mängu. Esiliiga mäng algas kell 1, kus kohtuvad Stanbauer, Võru võrkpalliklubi ja Eesti Maaülikool Struktura. Esimese game'i võitsid külalised Maaülikooli mehed. Väga tasavägine game, kus lõpuks siis külaliste kasuks. Kell 3 on tulemas siis showmäng, kus
kohtuvad omavahel Võru legendid ja Võru spordikooli noored. Aga see saab ka omaette vaatamine olema, et üldse ei kujuta ette, mis tal saama hakkab. Üldse ei kujuta ette, kuidas noored üldse sellises keskkonnas hakkama saavad, kas närv peab vastu, nende jaoks on täiesti esmakordne kogemus. Jaanus Lillepuu, Randa Soome tulevad platsile, millises vormis temad on? Me ei tea, palju küsimärke. Jah, nii palju ma tean, et eelmine aasta oli teadupärast Toobali ja Rikbergi lahkumismäng. Ja. Ma ei tea küll, kas seal Taraflex maas oli, aga kindlasti seal oli veel rohkem rahvast. Tõsi, sealt oli ka ülekanne. Ja seal mängis nagu noortekoondis ja sellest noortekoondisest, kes praegu Võru spordikooli esindavad, oli seal 3 liiget. Ehk siis Alex Antsi, Hendrik Hollas ja Regan Rohumets, et neil on niisugust kogemust ja nad on noortekoondisega käinud välismaal, isegi EM-ile pääsesid. Jaa. Et nendel, ütleme nii, et ei tohiks olla niisugust mingit aukartust. Aga meil on ka ekraanil siis nimekiri, kes on legendide võistkonnas. Rando Soome, Jaanus Lillepuu, 2-kordne Euroopa meister, jah? Kajar Kivioja, muidugi Võru raudvara Argo Käpa, praegu tuntud kui võrkpalli kohtunik. Urmas Tali, pikaaegne treener ja Mirko Hani, Oliver Lüütsepp, Parrus Võru võrkpalliklubi peatreener Kaido Treima, Kaspar Maila, Arvisaar, Heiki Eskla, Rasmus Rohumets. Sina, jah? Ja Janno Järvpõld ja Aksel Saal on siis meeskonna peatreener. Ja Albert Hurt on ka listis. Täna selgus, et Alpsil jäi jah mäng ära täna. Alps, tule saali, me ei näe sind veel. Ei, kas sa vaatad ülekannet, mis värk on? Ja täna muidugi sissepääs tasuta terve päeva jooksul, nii et... Ja sain just siin 4 meistriliiga mängijalt ka infot. Vider, Meius, Kivi, Kaljuvee. Et nad ei lähegi ära siit saalist täna enne meistriliiga mängu, et kui keegi tahab laste batuudile hüppama minna, siis nad pidid minema sinna. Siis tasub Rasmus Meius, kes küsida, kus batuut on, tema oskab juhatada kindlasti. Jah. Aga teine game on Aland ja Maaülikool juhib. Ja alumine kohtunik, kas võis teha vea, vaatame kordust. No, keda nüüd võrku vilistati? Vilistati Võru, aga... Keegi tundub, et oli küll, aga... Okei, võis olla isegi Võrumehed, aga Võrumehed ei olnud rahul, huvitav. Ei jää Priidu, löök maha. Hiielaid. Ja Tross, see oli Tross pall, jah. Triin näeb seda ja vilistab Võrul punkti. Jah, läks väga teravat nurka otsima, aga jah, võrk jäi ette. See nõuab sellist natuke madalama löömist ka. No nii, kes sa servijoone taga on? Mirko Hani, tundub, et särgi peal on 2, pükste peal 3. Kuidas niuke asi küll läbi lasti esiliigas? See mees tuleks eemaldada siit mängust. Tähendab, see on sinu enda mees, mis sa... Ei, see ei ole, siin Eestis ei ole koduvillet olemas. Kui lähed Lätti, siis on. Nüüd teeb Jaarek ennast tõstetööd. Mart Mandel paneb täie jõuga plokki sisse ja see tähendab, et... Ja Mart lööb nii kõvasti, et mehed peavad hoidma vastu käsi, lööma lausa vastu ja praegu löögi võrku. Et seal lihtsalt hoidmist ei piisa. Lüüakse minema ära kätest. Ja, mehel on õlast siuke pauk, et... Ja, Tartu poole peal selline, märkimisväärne tegelane on ikka see libero. Näitab siin emotsiooni iga Võru servi eksimuse peale, et polegi... Ei, mees tahab saada meistriliigasse, näitab siin suure publiku ees juba ennast. Sander Leppa nimi, 2001 aasta poiss. Meistriliigas mängib Kriis Karl Sepp, ei teagi, kas tegu on saarlasega. Tean sealt veel mõnda nimega Lepp. Ja hästi seisab kaitse Sten. Jarek läheb käsi otsima. Ja Triin väga kaua kahtles siin emumeeste hõisete peal, lõpuks vilistas trosspalli ära. Ja luges neid puuteid kokku vist, jah? Ja. 4 puudet lõpuks. Mikkel Hiielaid. No on võimas. On hea serv. Pikk tõste sinna Mardile. Oi, Mart ühese ploki vastu. Jah, Mart oli võib-olla liiga vara sees, et pikk vahemaa Stenilt, et tegelikult oli hea tõste. Hakkas mõtlema, seal oleks võinud lihtsalt vajutada. Ja minu arust oli väga hea tõste. Ta läks praegu siukest kerivat piiri lööma, aga ebaõnnestus natuke. Aga siit tuleb üle saada. Mardil on nüüd üht õnnestumist tarvis.
No Hiielaidil on stabiilne, tugev serv olemas. No nii, Mart saab uuesti proovida ja karistab ära, see on vajalik, see on vajalik. See on meie Mart. Ja Oliver Lüütsepp on jõudnud saali ja tundub, et tal on käes kuu parim mängija auhind 150 €. Ei tea, kas see on sulle, Sander? Kindlasti mitte. See... Aga kas see antakse esiliigas ära? Kuu parim mängija? See võiks olla, see oleks skandaal, kui liiga parim mängija tuleb esiliigast. Antakse 150 € kogemata ära. No eks me näe peale mängu. Äkki tehakse täna ajalugu? Ei tea, jah. Täna on ajalooline päev. Täna on ajalooline päev. Coop Võru võrkpalliklubi suur võrkpallipäev. Või vabandust, Coopi suur võrkpallipäev on selle nimi, jah. Ja klubi on siis Parrus. Sihukesed asjad ei saa maha jääda, ebareaalne. Keset platsi on teada, et Lääne on ranna osavustega mängu. On rannas osav mees, tõesti. Ja Oliver Lüütsepp on kohal. Tuju on ilmselgelt hea. Show-mänguks on mees valmistanud. Tossud on jalas, need, mis ta kunagi siin lakke tõmbas 10 aastat tagasi. Super kaitse nüüd Tartu poole pealt. Kas toob? Ei. Ja veel nagu kõige uhkema plakati otsa läks. Siin, kui ma eksi, kohe tõstetakse püsti. Vist on Parrusega tegu. No vaatame. Kellele me reklaami teha saame? Aga keegi ei taha tõsta püsti. Toetaja plakateid on täna päris palju siin juba pikali lennanud. Aga tuleb. Ja on Parrus. Tundub, et see mees Parrus enam tööle ei saa. Aga Mart on siin ikka võimast serviseeriat tegema. Ja kohtunik praegu isegi katkestas, ütles, et võta rahulikumalt. Tuleb politseist tehti kõne ja... Ja Triin ütles, et kae minüüd, mis tule. Kae tassa. Ja tuleb veel! See mees ei jäta. Siin kõik jooksevad, mis nad jooksevad. Mardi kolleegid Päästeametist on ka teel. Ja Urmas Tali on samuti saalis. Legend isiklikult. Huvitav, mis positsioonil täna mees mängib? No ei tea, vanasti rääkis mulle, et oli nii hea sidemängija, et oi, hoidke mütsi kinni. Aga kui minu info täna juba nii palju, kui ma kuulnud olen, siis Oliver Lüütsepp isiklikult on täna sidemängija rollis alustuseks vist. See on siis show-mängus, mis algab täna kell 3, nii et tulge kõik saali, kes veel meie ülekandega liitusid. Teate, et tasub veel kohale tulla, päev on pikk. Aga praegu esiliiga mängus teeb Steven Meilus väga ilusaid sooritusi. Ja pani silmanurgast praegu nägin, aga kohe näeme kordus. Morst lõi isegi üle ploki praegu. Lankei oli küll kohal. Pigem on sealt üle, et mehel kõrgust on. Riivo Rüütel. Planeeriv serv läheb teile, selline hübriiditaoline isegi. Väga okei. Jänes. Kaitse. Ja lööb ära. Näkku Meilusele. Ploki puutest. Aga emu poole pealt Mario Liiva on, jah? Siis see number 7, kes blokeerina tegutseb. Et vaatan, päris hästi jõuab sinna nurka tegelikult blokkima küll. Jah, tegu ei ole väga pika mängumehega, et siis ongi eeldused, et on väledam ja blokis saab käed. No nii, praegu ei hätta. Aga hea bloki julgestus. Ja Sten, kas leiab üles? Ja sees. Ja leiab. Ja on põhimõtteliselt ristnurgas, et Sten küll eile ei käinud väljakut maha panemas, aga tundub, et ikkagi leiab need kohad. Leiab üles, jah? Ma soovitaks osta tal bingolotot see järgmine nurkade mängu oskab. Leiab, sealt leiab ka ülesse. Aga see on sellise vasakukäelise sidemängi eelis, jah, et nurkade mängu on kuidagi parem mängida. Neid nurk üles leida. Nüüd Jarek näitas, et ka libero. Ja see on see Hani. Peenega. See on see Mirko Hani. See on Mirko Hani. Jube peenega teeb, jah. Et no nii. Ja Rait poiss nüüd ongi. Kuulame nüüd Raitu ka. No vaatame, jah. Kuulge, davai, läks. Serv kohe vätta, natukene hakkab tugevamini servi lööma. Me peame seivima, ilus tõsta üles.
Toome plokist tagasi, kui vaja on, kui saame, lähme toome punkti. Vai, läks. Steven Aini on ka hea variant. Tundus siuke... Ei, okei löök, selles mõttes ei ole midagi. Aga lihtsalt ma räägin, Peago on taga, ta ei tule nagunii sealt üles. Üle piirist, sidemehest Aini üle, korras, kahumajas. No nii, sellist mõtet Rait Rikbergilt. Kusjuures alguses ei olnudki vahet, kas on Alar või Rait, et... ja ei, mees rääkis ikka sellist juttu, mida terve elu on. Mees teab, millest räägib. Et ongi, Võru on hakanud tugevamalt servi lööma, nagu me nägime, Jarek lõi siin, Liber oli hädas. Opa, Mirko Hani. Aga ongi, et Rait umbes rääkiski, et kui on raske serv platsi üles, mängime blokist tagasi pallid, ehk siis... väike kõks plokki julgestusest üles, mängime uuesti. Vaata nüüd, hästi kasutab Mirko ära seda, et seesama number 7 Maarjo Liiva ei jõua siis ilusti temposse kõrvale või plokki kõrvale. Ja ei, Jarek tegi hea serviseeria enne seda eksimust. Ja, 11-7, Võru on nüüd eduseisu sisse saanud ja Tartu poole pealt servimas siis Gerdo Jürisoo. No, vaatame, mis serviga mees nüüd tuleb. Planeeriv. Ei olnud vahepeal muutunud, ei pane hüppelt. Ei muuda ikka. Ja sees. Üle plokki sees. Mis? No Triin. Ei. Triin Ojasoo, esimene kohtunik. Kas vaatame kordust? Ma nägin nii valesti või? No vaatame. Ei, täiesti sees. Aga noh, las ta olla. Pärast annab tagasi äkki meil ühe. Aga kas esiliigas ei saa seda video challenge'it võtta või? No, ei saa. Aga täna isegi siin suurel päeval ei anta, jah? Ma ei kujuta ette, kuidas võiks välja näha, et kas kohtunik Triin tuleb siis meie juurde ja vaatab ise üle või? Ja korvpallis on Eesti meistriliigas nii, et saab ühe võtta selle nii-öelda challenge'i. Ma arvan, et see jääb selle mure taha, et igal mängul ju esiliigas ei ole seda võimalust. No igal ei ole, aga Võrus on. Siis Shout out to Karel Saarna, kes siin kõik asjad üles on sättinud ja siin tehakse professionaalselt seda asja. Steven Meilus. Ja Võru nüüd 2 punktiga peal, nagu ka eelmine game, aga lasid Emu järgi ja lõpuks Emu vormistas ära. Vaatame, kuidas nüüd läheb. Eksib. Stenmask vasaku käega, paneb oma planeeriva teele. Liberal väga okei vastuvõtt ja ühene plokk. Priit hüppas keskele, nii. Uus võimalus Emul. Ei ole kõige paremini käes, kõrge tõste. Aga Lääne kasutab siukseid nagu natukene ebamugavaid palle. Kui ei ole nagu perfektne tõste ees, tal on see ranna hea piirikõks, nagu ta on randa väga palju mänginud ja ta oskab sinna piiri ja ta ei löö nagu kõige nõrgemalt, et kaitses oleks võimalikult raske mängida. Maarjo Liiva. Hea planeeriv. Mart ja läheb rammib läbi selle seina. Tartu mehed võivad seda ehitada ükskõik mida vastu, aga Mart rammib läbi. Mart paneb igalt poolt, kus vaja on. Piret on meil kommenteerinud siin, et tuleb ka varsti saali. No tere Piret, me ootame siin saali. Sinu fotod on alati väga toredad. Ja sinu lemmikud, siis kõik võrkpallurid, aga Rasmused meelvad eriti. No, meil meistriliigas üks Rasmus on, Rasmus Meius. Palju meil siin esiliigas need Rasmused on? Rasmus Rohumets on üks. Ei ole esiliigas, noh. Näed, tervitas siis sind, Piret. Piret tervitas sind. Oi, väga hästi. Just. Piret on väga tore. Ja loodame, et Piret on varsti saalis. Tuleb. Rahvast tuleb üha juurde. No nii hiielaid oma kuuliga. Ja on endiselt. Aga hästi käes. Ja Priit Igane! Ja leiab selle tagapiiri seal üles. On tark mängumees. Mehel ei ole vahet, kas tõuseb või vahe. Mees lööb igast asendist. Nagu ikka, lööb ise maha ja läheb alati ise servima. Aga nüüd paneb koha pealt. Libero jaoks oli kerge saak.
ja hiielaid. No on lühike tõste, aga... On lühike tõste, mul tunneb meelega, et ta lühikeseks. Et hiielajule tundub meeldivat see natukene. Jah, võib olla. Eks meil kõiki neid siseasju ei tea. Või siis on lihtsalt valmis nii hästi selle lühikese jaoks? No eks öeldaksegi, et nii-öelda diagonaal peabki kõike sitast saia tegema nii-öelda, et peab raskeid lahendama ja hiielaid selleks on. Ja Mart rammib, hiielaid võtab rinnaga üles. Meilus! Oi, Meilus jääb kinni ja Oliver Lankei. No ütleme nii, et suur plokk oli ees. Mart Mandel, Lankei, hästi koos plokk. Monster plokk inglise keeles, kuidas võru keeles võiks olla? Pole õrna emugi. Võitis sõnatuks. Ihana plokki. Ihana, see soome keeld juba. Ja Mart paneb hallist välja palli. Uks oli tagant lahti ja Kagu keskuses on pall. Jah. Päeva pikim, kui mingit auhinda. Ma ei tea, kas selle eest ei anta mingit kinkekaarti või? Sinise teibi paneme sinna kapi peale. Et Mart pari... Oi, nüüd on lühike, aga Jarek leiab. Maarja Liiva ei olnud ilusti kõrval sidemängijal ja seal oli päris korralik auk, mida leida ja Jarek selle leidis. Täna vist siin ongi nii, et see, kes maha lööb, läheb alati servima. Jarek Jänes. Kumbki meeskond ei ole väga palju vahetusi teinud, et ikka hoitakse seda põhikuikut. Ei, eks ta mängus üldiselt olegi nii, et kui mäng käib punktis ja nagu teadupärast esimene game oli ka, et siis ei ole põhjust vahetada. Isegi, ma ei olegi ühtegi vahetust vist näinud? Oli, kui tulid Kaja ja Regan. Topelt vahetus oli, aga rohkem vist ei ole. Nii, 15-17 seisul, noor sidemängija. Jätkuvalt planeerivaga. No nii, Mart Mandel nüüd eksib. Mart jah, täna nagu see piirisuund nagu ei lähe tugevat lööki panema, et lööb nagu üle õla, sükest pool kõva ja ei ole kuidagi resultatiivne see täna tal. Ta on selline, noh, kõik või mitte midagi jätkuvalt. Selline üles-alla käib tal see mäng. Hästi on Keidul serv käes. Lankeile tuleb tõste, ei saa palli maha. Praegu oli kahene tal müür ees, et sealt oligi raske. Ja kaitse mehed. Nii, nüüd Emul on uus võimalus kontra. Võru peab nüüd plokki ette heitama, on hea plokk kahen ees, aga... Saab pihta ise, õige Viljandriin. Väga õige. Lõi plokki ja sai vastu õlga ja... Põrkas tagasi, jah. Ja punkt Võrule ja seis on siis 18-16, et ei ole siin midagi. See on nii väike vahe, et peab pingutama. Ja nüüd siis näeme vahetust. Väga huvitav vahetus minu arust. Ja Lankeil on ju tegelikult väga hea serv, aga... Ja, et isegi meisterliigas Lankei jäetakse servima, aga ega Kevin Põldsaarel ka ei ütleks, et ei ole halvem. Just, Kevin Põldsaar, Võru mees. Armastab võrkpalli, mängib hästi võrkpalli, paneb korraliku servi. Ja on okei, ütleme nii, et... On kinni ka palju tuleval. Ja on Stenmask! Ütleme nii, et Kevil ei ole lihtne tulla sihukesel hetkel ja ongi time out. Ja, me kuulame Raitu. Hakkasime kaitses mängima, aga jätkuvalt oma rünnak. Me anname neile lihtsaid punkte. Ka plokki löök, selline löök, nagu 2 viimast on viga. Vastane ei pea mitte midagi teeme, me kütame lihtsalt sisse neile. Kui on ebamugav, näed plokki, tee see hani. Pane koks plokki, võta tagasi. Seal on nii palju variante, mida teha. Löö kas või üks pall lauti, no. Mitte sinna kuradi plokki keskele. Kontrapalle peab hakkama selle taha mängima ka. Sest nad teavad, nad liiguvad ära juba. 2. plokk kogu aeg ees. Jah, Rait teab, mis Rait räägib. Rait teab, mis ta räägib, jah. See on juba, ma ei teagi, kas esiliigas näiteks ega Võrul ka nagu sihukest taktikat väga ei ole, et mängime plokki ja julgestame üles, mis on teadupärast väga õige. No, see on... Meistriliigas see on nagu täiesti tavapärane asi. Kui sa näed, et ei ole varianti, ära raiu või tee tark lahendus. Vot see on jah, 1-5. Okei, vahepeal tuleb riske võtta. Just on selline võib-olla mängija tüübist oleneb ka ikkagi natukene. Jaa, Mart Mandel ei ole ilmselt selline. Sa ei ütle Mardile, et kuule löö plokki ja võtab üle. Mart, kui lööb plokki, siis lööb täiega.
või siis lööb 3. No vaata, mis nüüd tuleb. Nüüd tuleb blokki. Äkki peaks nüüd Meelisaune aja vaha võtma ja ütleb Mardile, et pane vaikselt blokki. Ei. Mart peab vajutama. No okei, vaatame. Nii, punkt vahet. Emu ronib ja võibki ära ronida jälle. Jälle nagu esimeses game'is. Steven Meilus paneb planeeriva, hästi on järgul käes. Sten tõstab ühes bloki vastu. Ja kaitsemeestelt. Opa! Tühjaks! Sten Maask! Sten lüpsab. Sten teeb nii, nagu ise tahab emu poistele praegu. Ja Priit muidugi vormistab selle, aga annaks isegi rohkem punkte siit Stenile. Ja läheb ise ka servima. Vana hea lause. Oi. Nüüd oli näha juba Hiiela ju nagu peale jooksust, et ei klappinud asi ja läks siit riske võtma, et piiriblokki ilmselt otsis. Jah, võttiski juba sammud sinna piiri poole just. Ja, et see pall läks ikka kõvasti auti. Ilmselt otsis blokki. Seekord ei leidnud, vaatame, kuidas läheb nüüd. Ja planeeriv. Super, toob Liblikaga sealt enam kätte palli ei saada kätte ja Sten Maask on selle game'i lõpu nüüd enda peale võtnud, et mitu head servi ja üliolulised liigutused, head servid. Tegi tõste ja tundub, et siin vastastel abitreener sekkub mängu. Reimo Alas, kui ma ei eksi, vaatab kohe nimekirjast. Just. Ja Reimo Alasega tegu. Et oli enne Rait Rikbergi peatreener eelnevad aastad siin Eesti Maaülikooli tiimis. Nii ei saa endiselt kätte. Ja Mirko Hani tõmbas kohe blokis välja. Mart, pane nüüd ja vajutab! Ja lööb 2 bloki vahelt. No Alas tuli, aga ikka jättis väikse vahe sisse. Ja nüüd läheb, oligi kõik. Tundub, et Rait ei ole rahul. Kõik tänas mängitud. Või siis ei tea, jah. Võib-olla tõesti, kas käeluu purunemisega tegu või lihtsalt. Ja kui Mart lööb, et siis on ilmselt on mõra kindlasti. Et teinegi Võrupoiss, või mis teinegi, Võrupoiss Hannes Eskla Eesti Maaülikooli pingil, aga teadupärast mees käis opil, et ei tea, kas täna sekkub veel. Aga Sten Maask ongi, lõpetab selle pulli ära siin ilmselt. No super, 19-18 oli ju seis. Võru oli 1 punktiga peal, nüüd on Sten võtnud mängu ikka täitsa enda peale. Hea serv. Hästi käes ja raske tõste. Ja lööb auti. Läks käsi otsima, aga ei leia üles. Väga raskest situatsioonist muidugi läks otsima käsi ja Võru on võitnud game'i 1-1. Esiliiga kohtumine Võru ja Maaülikooli vahel. Tänane esimene mäng siin Coopi võrkpallipäeval ja 1-1 on seis. Tundub, et läheb pikale. Tundub jah, aga ega see mäng ilmselt lõpetatakse enne ära, kui legendide mängul hakkab sisse sõitma. Nii pidi see arvab. Et pannakse kes juhib, see saab 3 või 2 punkti. No kui Rando Soome tuleb siit spordikeskuse nurgast kaalapall käes, siis no... Ja sa pead mängu ära lõpetama. Siin ei ole küsimustki. Teadupärast siin pidid veel ikkagi olema legende. Ma küll ei mäleta kõiki nimesid, aga mitte Vahur Sikaste, Kristjan Sikaste, kes kõik peaks teadma, oli Eesti üks parim diagonaal vanasti. Aga teda vist täna ei ole? Ei, teda ei ole, ta käis operatsioonil, et tervislikul põhjustel on praegu väljas. Tean, et kutsuti Aavo keelt. Ma küll ei ole kursis täpselt, aga keegi rääkis midagi, et äkki peab Soomes tööd tegema. Teadupärast ta veab seda Kronimet liiga asja. Et äkki ikka tahetakse järgmine aasta kokku panna see Eesti liiga ja Soome liiga. Ja ma ei tea, neid legendi tegelikult on Võrus palju veel. Marko Ometi kutsuti, Markol on täna mäng, tervitab Markot. Ja siin Madis Järveots on Soomes ja täna mõtlesin, et Tamar Nassar on ka legend, et ma ei tea, kas Tamar sai kutse. Loodame, et sai. Ma usun küll. Et seda meest ei saa jätta kutsumata. Et Tamaril peaks täna esiliiga mäng olema. Tamar, kui sa meid kuulad ja vaatad, võid kommenteerida, kus sa parasjagu oled. Tamar ikka vaatab alati. Ja muidugi rääkimata ju Robert Tähest, Henry Treialist. Ja ei teagi, miks mehed ei tulnud. Ei tea, jah. Nagu ikkagi selline päev. Nad ei ole äkki veel legendid. Võib-olla, jah.
äkki näi selles või? jah, et nagu... vaja ikka Parruses nimekirja saada ühel päeval ja... kas sa oled nagu mängid Berliini eest või sa saad mängida kahekordse Euroopa meistriga ühes tiimis? Et on ikka vahe sees tegelikult, jah? Muidugi, jah. Ei, no mis me siin nalja teeme, eks nad ühel päeval kindlasti kodulinna oma tee leiavad, kõik me seda ju loodame ja tahame ja ilmselt seda ka teevad. Legendid on nad igal juhul juba, ei ole küsimustki. Igal tasandil, koondises, kodulinnas. Jaa. Võiks juba anda isegi presidendi orderi ilmselt varsti. Alar Karis kutsus nemad vastuvõtule, kui Riigikogu kõiki liikmeid ei kutsutud, siis Robert ja Henri oleks võinud kindlasti saada. jah. No nii, aga kolmas game on peagi algamas. Peaks sinna Kirbuka poole vaatama ka, et... Aga kus see Kirbukas asub? See tribüüni taga või? Ta on seal teisel... Ei, ma ei teagi, kus on Kirbukas? Jaa, ikkagi seal teisel korrusel, seal kus on sageli Parruse vipruum. Ehk siis need, kes tulevad saali, kohe saali sisse pääs ja lähed paremale trepist ülesse. Jah, sealt saab siis osta spordirõiveid endale. Ja ilmselt on väga head hinnad seal. Kusjuures on, eelmisel aastal oli Taaramäe võistlussärk müügil 10 euriga. Et siin on... jaa, meil Karel Saarne isiklikult. Karel Saarne ostis selle särgi ära. Kas sul on täna kaasas see särk? Karel ei ole, jah. Aga kus see on praegu? Ära raamised või kapi taganurgas? Kapis, okei. Ei ole piisav legend ilmselt Taaramäe. Siia mängule täna ei saaks. Kes teab? Üllatusi on igal juhul täna veel varuks. Kindlasti. Loodame, jah. Anti Haugas siis siin selle päeva üks olulisi korraldajaid on kindlasti üllatusi varunud. No nii, Rasmus, aga vaata, trummid tulevad. Ja siin läheb mänguks. Hästi Keit. On tõste, Mart, no mis sa teed? No pane, no. No, ja kui ei pane, lüüakse ära lihtsalt, no. Nii ei saa, no. Ta mõtles, et annab üle. Mart, kui sa vaatad seda ülekannet pärast järgi, no lõpeta ära see. Hakka trennis raskeid palle lahendama. No kindla peale üle. Ei saa nii. Nii meistriliigast ei saa, Mart. Hästi, ikka raskustes natuke. No nii, Mart poiss. Ja nüüd ei... Ja Hiiela ei olnud kätest ära, Hiielaid on nii vihane enda peale. Ja nüüd ei hoia tagasi. Sai aru, mis valesti tegi? Pidi lööma. No ei tea, kas tegi isegi midagi valesti. Mart võib-olla tegi hästi. Ennist, jah, täpselt. Mirko Hani osaleb ka legendide mängul. Aga... Jarek. See ütleks, et see oli väga vastase praak, et siin isegi Mirko Hani vangutab pead. No siin ei olnud üldse raske serviga tegu. Tavaline kerib pall üle võrgu, aga Meilus läks just ideaalselt otsima ja otsis Võrule ideaalse lahenduse. Paneb juurde nüüd on. No on ikka väga, ütleme nii, et hea vastuvõtt, aga no ei ole see tõste nagu selline, nagu võib-olla Hiielaid ootaks. Aga okei, anname noorel mängumehele aega. Aga Hiielaid ei morjenda, lööb igast asendist ja lööb maha, resultatiivne. Tahaks öelda Võrumeestele, et plokki veel diagonaali suunda. Ega ta ju piiri ei löö nii peal. No Hiiekal on ikka igat piir ka olemas, aga kui see tõste on sul nii lühike, sa ei saa piiri lüüa. Ja Rait Rikberg on aus mees. Emumeestel on suht käed püsti kõigil, aga Rait näitab, et sees pall. No vaatame. Vana hea Priit ikka, kes siis muu? Ikka Priit jälle häkib. Taha piiri jälle, ikka häkker. Ja häkib serviga ja on raskustes. No ei õpi Võrumehed, no ei õpi. Nüüd tuli piirilöök, jah? No see on liiga palju jätavad. Sellel, kui ma eksi, siis jah, Lääne lõi. Jah, Lääne läheb ja tal on piir väga hea. Tal on piir väga hea, jah. Vaata, kui palju on piir lahti. No 3 meetrit. Või nagu kolmandik platsist tõi lahti. Ta saab ilusti keerata, et natuke rohkem tuleb. Hästi Keit. Jarek Jänes. Jaha, see oli ikka ideaalne. Jarek on ka tenniseharrastaja, seal on ka see nurkade mäng on oluline. Ega ei olnud väga palju piiris ruumi, aga kõrgelt võttis ja leidis piiri ilusti üles.
seal ploki taga isegi, ma arvan, jah, see võttis juba Hani järgi tuli ja Mart. Ja hästi tegutsesid vastased. Ja pall tuli sinna jala peale, et natuke reaktsiooni aega paremaks oleks juba kätte saanud. No ilmselt, kui tal voolik oleks käes olnud, ta oleks üles toonud. Need, kes ülekande vaatajad ei tea, siis Mart töötab päästeteenistuses. Tead sa kõigi meeste Võrumeeste ameteid või? Ei oska, Mart on meil päästeametis, on ju. Jarek on Parruses. Parruses. Kes on meie meistriliiga satsi suur sponsor. Suur toetaja. Sten on, peaks olema rauameistris. Rauameistris poole kohaga ja siis spordikooli noori treenib poole kohaga. Nii, Mirko Hani. Mirko Hani, ma tean, kuna ta käis Austraalias tööl üks paar aastat oli äkki ära Eestist, siis tal on nendega siiamaani nagu töökoht. Ja. Ja see on nagu Mirks ütles, et see on väga hea diil. No teadupärast on Austraalias on suured palgad ja kui sa saad töö sealt kaasa võtta Eestisse ja mees töötab Kagu-keskuses üleval, on oma kontor, nii et makske kinni või tehke järgi. Elukunstnik. Jah. Aga lähme siis praegu mängu juurde. 6-5 Võrumehed on peal teises game'is ja 2-punktis edu on nüüd nad saavutanud. Gerdo Jürisoo Maaülikooli poole pealt eksib nüüd serviga ja Oliver Lankei saab Võru poolelt näidata, mida tema oskab. On hea serviga mees, on olulistel hetkedel, kui sa mäletad, TalTechi vastu oli karika veerandfinaal või? Ja Lankei siis tuli hea serviga sisse. Just. Ja kui Võru oli ikka päris palju, 10-5 või kuskil pikalt taga, siis just see sama mees tõi kastaid tulest välja. Tõi küll järgi ja isegi võib-olla mööda ja Võrul oli ka, see oli poolfinaal. Et Võrul oli põhimõtteliselt finaalipunkt, ma ei tea, kas 1 või 2, aga lõpuks Selver ikkagi keeras oma kasuks. Aga Bigbank finaalis ei väristanud ja võttis oma. No nüüd on Jarek on serviga vastutuga raskustes. Ja õige. Aga Sten lõi palli ära. Siit tundus kõik õige. Nii, ja see oleks töövõit, kui siit. Ja ei. Tuli ära ploki vahelt. Aga ei, hästi võitsid mehed. Et Sten jah, läks. Kui teadupärast pall läheb antennide kõrvalt, tagant, siis sa pead selle tooma ka samalt poolt tagasi. Ja siis võid selle üle toimetada ja nii ka praegu Sten tegi. Nii ja meelusult hea kuul. Siin Võru on hädas. Aga Sten päästab. Ja Priit, hästi mängiti plokki ja uus kontrapall. Paip. Ai, lugesid läbi. Ja näeme emotsiooni siin vastastel. Hästi tõstetud, aga vastased väga korrektne, siuke kahene isegi Paibile nagu annab ette panna. Ja Maarjo Liiva no seal oli seal keskel, luges läbi Võru rünnaku. No nii, rahvas tuleb üha juurde, et see spordikeskuses, no ma ei saa nüüd öelda, et kohti pole, aga kindlasti tulge, et saate veel võib-olla parimad kohad veel kätte. Igal juhul rahvas tuleb jah, tõesti, iga poole tunniga, minutiga juurde siia. No nii. Ja Emu mängis Võru üle praegu. Ja Meelis õutab aja maha, kuulame. Here we go. Suur lastepäev ise peame rohkem natukene pingutada vaja. Davai, lähme. Võru! Davai, emotsiooni ka, davai. Punkti saame, davai, proovime emotsiooni tagasi tuua mängu, davai, läheb. No väga õige, Meelis Õun ütles väga õiged sõnad, tuleb emotsiooni juurde panna. Ma olen väga nõus Meelisega, et meestel ei ole sellist pidupäeva iga päev. Sul on, ma ei tea palju, siin juba on üle 200 näo kindlasti, et sa lööb palli maha, mine karju rahvas. Tõmmake käima see asi. Kohe lüüakse trummid ka, kiled lüüakse varsti puruks juba. Steven Meilus.
Maaülikooli nurgaründaja paneb hea servi. Ei, nad on servil juurde pannud, et nüüd on Võru omakorda hädas saanud. Hästi Meilus kaitses nüüd ise ja samuti. Johann-Olav Lääne ei saa palli maha. Sten hoiab hästi. Hiielaid! Ja see on block-out. Ja, Triin vilistab, see on block-out. Ja Mihkel Hiielaid on tegutsenud hästi. Ja vaata Rasmus, kes nüüd saali tuli. 2-kordne Euroopa meister. Kes see on? Jaanus Lillepuu. Ja Jaanusega ei ole õnnestunud kunagi koos mängida. Küll olen Kristjan Sikastega mänginud. Aha. Et Gutmani turniiril. Ja kui aus olla, siis Sikaste vajutas Taavet Lepikul üle kassa. Oli nii, jah? Oli nii. Ja tõsi meeli oli nii. Jah. Ma ei teadnud, mida oodata. Ürgandekas mees oli tõesti, jah? Kui Sikastega mängima läksin, siis Mett ütles, et anna ülesse. Marko Mett siis. Ja mees, ja me teame, et Taavet ei hüpanud vähe, kui ta nurgas mängis. No nii. Aga siin, jah. 12-8 Maaülikool peal. 4 punktiga ette läinud. Võib-olla peab hakkama juba vaatama siia varumängijate poole. Tuleb vaadata, kes siin on. Siin on mehi küll. Sa ikka vihjad oma vennasele, jah, Reganile? Ei, kas just seda. Sten tegelikult on täna okeilt hakkama saanud. Et, ma ei tea, siin rohkem nagu Kajar on näiteks variant Mardile puhkust anda, mingit muutust mängu tuua. Ja. Noh, miks mitte siis juba topeltvahetus teha vahepeal ees tagaliin. Emotsiooni on vaja. Kes oleks see emotsiooni vana, kes mängu tuua? Äkki Sibul? Äkki Kristjan Sibul panna temposse proovida? Äkki tõmbab elu käima? Jah, kuigi tempot praegu on ka jällegi korras on ju, tõesti, jah. Et ongi kas siis nurka või teagot proovida midagi muuta. Aga samas see paar punkti Esiligas ei ole midagi. Aga just jah, sellist võib olla emotsionaalselt nagu ühte taset veel peale ketrata. Oleks võinud ära kukkuda, oleks olnud magus. Mirko Hani eksib servil. Nüüd on siis seal ukse juures ilmselt tänase päevaga 2 kõige suuremat legendi kokku saanud. Nii. Jaanus Lillepuu ja Aksel Saal isiklikult. Et sellest, kui praegu pilti keegi teeks, et on kallis pilt. Ja Hiielaid. Ja paneb. See on cool. See on juba meistriliiga vääriline. Ja Mihkel Hiielaid, mees, keda me teile ka näitasime mängu alguses. Paneks veel äkki siia ekraanile rahvale pildi. Näitame, mis nägu on see mees, kes sellist kuuli lööb. On ilus näoga. Jah, Rakvere mees. Tartust. Teada pärast, kas ja paneb teisegi kuuli. No nüüd tuleb võidelda Võru meeste blokis. Ja sees. Ja lööb ära. 3 blokist oli praegu mööda minu meelest, ei löönud vahelt. Aga minu teada jah, Hiielaid muidu mängis päris pikalt aastaid Rakvere Esiligas. Ma küll ei tea palju, aga ma pakuks mingi 5 võib-olla isegi. Midagi taolist, jah. Et ei ole nagu kõige noorem mees enam, aga samas ei ole ka vana. Ta on selline... Minu kogemus järgi selline tugev diagonaalründaja, kes lööb kõrgelt ja pigem talle meeldib vist Diagosse ikkagi lüüa. Jaa, võib-olla pigem ikka Diago jah, aga ta on siuke, kes oskab lüüa neid hästi ebameeldivaid palle, mis paljudele ei meeldi, aga mis teadupärast ongi diagonaali roll. Ta nii, Priit Tigane, 4 punktiga on Võru taga, me loodame nüüd sinu peale, pane hea serv. Hästi käes. Hästi käes, jah. Oi, see tundus küll soe pall. Priit praegu ei vilista, see tundus karvane. Aga... Ei vilistata ära, järelikult ei olnud. Tuleb ise pallid maha lüüa ja vähem vigu teha, kui järgi taht saada. Võru peab servil juurde panema, Emul on nii hästi vastuvõtust kõik käes. Et sealt tulebki plõksti kohe maha, nii nurgast, nii tempost, Diagost igalt poolt. Kui tempost liiga palju ei ole Tartu meelt teinud. Jälle, nüüd on Võru vastutur raskustes, Jänes peab raskest positsioonist lööma seda palli. Ja nüüd oli ebakõla, aga ilmselt oli sidepraak, sest tõestis päris kõrgelt või sükest edasi tõusvat, et Riivo oleks tavalist tõusvat peal. No nii, nüüd on sinna legendide sekka sattunud üks mees veel, Rando Soome. Ja, et siin asi läheb karmiks ära. Lähevad vist riietusruumi poole. Tundub, et lähevad riietusruumi poole, isegi peab vist sinna minema.
jaa, oled ju sinagi täna, jah, tõesti legendide poole peal mängu liitumas. Hästi on kaitsest nüüd Võrumehed. Järjest! Tundub, et võib ka pileti osta vist kolmapäeval. Tundub küll, jah. No see enam nurka rohkem ei saa. Ja tundub, et Jarek tuleb ka järgmisesse mängu edutada, et kuidagi legendide lahingusse ka. Ja Jarekut ei lastud seekord sinna peale, ei tea, peab midagi tõestama vist veel. No väga tark löök Hiielaiu poolt blokki ja kaitses üles. Hästi on nüüd blokki sees. Samamoodi. Kas tuleb veel blokiga? Nüüd läks targemat lahendust, aga Hani isiklikult teab, kuidas Hanisid võtta. Ja Morts Mandel! Tundus sees, aga ja ilmselt oli out, sest kõik emumeestel olid käed püsti. Me küll siit hästi ei näe, aga ilmselt oli ka out. Vaata. No ja siit ei saa aru, aga ilmselt oli out. Oli natuke, jah. Nojah, need oma vead söövad praegu. Oli siin pikk pall vahet selle, oli kontrapall võimalik maha lüüa. Aga ei vastuvõtt on, praegu oli... Antenn! No, come on! Alumine kohtunik võiks ka natukene tööd teha. Huvitav, et me oleme 2 meest saalis, kes nägid, et see oli antennis. Ja praegu Jarek lükkas antennist, ära panegi, et lükkas antennist hädapalli, kõik pääsid, Jarek lükkab vastu antenni, keegi ei näe kohtunikest ja no siuksed asjad söövad tegelikult, ma tean, kui sa oled platsil ja sa näed siukseid asju. Ja praegu võiks vahe 3 punkti olla. Jah, aga nüüd on juba 5. Peab hakkama ronima, keegi peab tegema hea serviseerija, peab saama bloki ette. No, olukord on keeruline. Ja, aga esiliigas täiesti mängitav. Aga veel, et kõik, kes te seda ülekannet vaatate, et kommenteerige ikkagi jätkuvalt, kus te olete, kus te seda mängu vaatate, kes on teie lemmikmängija platsil. Piret on vist juba saali jõudnud, ma eeldan. On või? Ei, vist ei ole. Veel vist ei ole. No ootame sind, Piret, ootame. Nonii, Riivo Rüütel. On olemas siuke planner hübriid. Ja on siuke ebameeldiv serv. No nii. Ja Regan ongi topeltvahetus tehtud siin, ma ei pannudki tähele. Et praegu natuke tõstis Jareku raskesse olukorda, aga no viga ei ole õigustatud, et saab samamoodi mängida nagu Tartu mehed, kõks blokki ja julgestame üles. Ühesõnaga, Meelis Õun, Võru peatreener, otsustas, et äkki on siin võti, et teeme topeltvahetuse Kajar Kivijoa Diagosse ja Regan Roomet siis tõstma Steni asemel, et äkki sellega kuidagi muuta mängurütmi, no vaatame, mida teeb. Ja selle asja eesmärk ongi see praegu, et et saada ette liini 3 ründajat ja Kajar ongi täpselt 4 peal, et nad saaksid praegu päris pikalt sellega mängida, aga elame-näeme, kuidas läheb. Praegu blokk peab hästi, Oliver Lankei võitleb seal blokis. Ja Lankei on kõrgel, siin... Raske pall. Ja, alt tõste selja taha. Veel blokiga vaja hoida. Ja Võru laguneb praegu. Laguneb, aga võitlevad mehed, seda on hea näha just seal blokis. Aga tahaks seda emotsiooni, okei, praegu siukestel pallidel sa ei saagi emotsiooni näidata, kui sa oled 7 taga, aga kuskilt tuleb see emotsioon leida. Rahvas võiks ka ennast kätte võtta. Kasunaid on vaja juurde tuua kuskilt. Jah, peab minema rääkima. No nii, Regan. Oi, raske tõste. Hästi tõstis pikk vahemaa ja Kajar näitab. Teeb siin show-mänguks juba sooja. Kajar ka mänginud siin, ma küll ei tea nüüd mitu aastat meistriliigas, aga esindanud Võru värve ja Rakvere. Siis oli, kas võis olla siuke nimi nagu, ma võin eksida, aga Tutti Frutti Express. Jaa, aga Jarek Jänes paneb ässa. Rahvas nüüd nagu juba plaksutab ja tuleb sealt nagu abi ka, aga siin on pikk tee on minna selles game'is. On vaja kõvasti hakata ronima, aga no Jarek, vajuta nüüd. Ja vajutab hästi, aga hästi on ka käes Steven Meilusel see serv. Miikel Hiielaid. Ja enne sa rääkisid, et mees on pigem diagonaalimees, aga tundub, et mees kuulis sind.
et nüüd ikka korralik piiripurakas ja no siin pidi kaitses lihtsalt õige koha valik olema, siin muud moodi seda üles ei mängi. aga ta tundub mulle see mees, kes näitab natuke kehaga ära, kuhu ta lööma läheb. Kui keha on Diagosse, siis ta läheb Diagosse, kui keha on otse, lööb piiri. Ja tema nagu üle õla nagu väga ei keera, et tal on, paneb suuna paika, aga mehed aru ei saa, siis pole vahet. Ai, nüüd lõi, Hani lõi palli blokiga, põrkas blokist talle endale vastu. Jah, oleks auti põrganud, aga oleksid võrkpallis ei maksa. Ja. No nüüd on juba seis väga raske. Kristo Kollo oleks selle peaga lükanud teisele poole, mis blokist tagasi tuleb. Oleme ju näinud seda. Balti liiga poolfinaal või finaali otsustav punkt. Ja. Legendaarne. Ja Kristo Kollo isiklikult on täna ka siin saalis, kes näha tahab. No, Kajar Kiviõe paneb hea puraka ja toob punkti ära. No nii, 16-22, Oliver Lankei. On ta nendest rasketest momentidest oma meeskonda kandnud, välja toonud. Nüüd on vaja teha sama. Nüüd on ajalugu vaja teha. Nüüd on vaja ajalugu teha, jah. Ja on okei, servi ongi hädas. Ja vilistati soe pall, väga huvitav vile. No nii, aga üks on olemas. Üks on olemas. Aga Rait võtab aja maha. No vaata, mida Rait räägib. Jaa. Neid ei kardanud, võid lükata isegi 4 välja. Ta tegelikult ei tohi vilistada sellist asja, nagu ta vilistas. Vahet ei ole. Kui pall on võrgu peal, sa hüppad hästi. Mul on tempo seal kohal, ühe käega lähed. Tai, oma mängu ainult. Pane ära. Pane tagasi. Ja Rait ütles ka, et pigem ei tohiks sükest vilet anda, et oli kõik süke korrektne. Omal poolel ei olnud mingi ülepall, aga see selleks. Nüüd on tõste ees. Oi, Priit Tigane! Kes siis muu kui mitte Priit? Mida me ilma Priiduta küll teeks siin satsis? Ja eksib ka hiielaid, ei ole... Võtavad uuesti jääma. Saame uuesti kuulata. Ta ei võta suuri riske praegu serviga, ta paneb mängu. Jagame ilusti ära. Vahepeale, selja taha. Steven läheb üks vastu. Hai, kohe ära. Ei mingit ulmejuttu jälle. Rait võttis ilmselt jälle, et Lankeid survestada ja ütles, et ei pane nagu väga riskeerivat servi. Vaatame, mis Lankei selle peale vastab. Mehel on tegelikult. Aga vaata, vahe sulab. Oli ta ju siin 7 punkti, isegi rohkem, nüüd juba 4. 20-13 mäletan, jah. Ja on ikka üsna hea. Nüüd on vaja plokk ette saada. Väga kõrge tõste. Ja tuleb veel! Ja Priit, kes siis muu? Kui Priit Tigane. Miks see mees meistriligas ei mängi? Ma ei tea, Võiks ju järgmine aasta vähem legionäre võtta oma poisse. Ja Lankei, no Lankei, Raidul on käigud otsas, Rait peab nüüd hakkama vangerdustega siin tegema, kui midagi vaja on. Ja super serja! Uut pall! No mis vile siin on, no ei alumiste koht, no minge Tartusse tagasi ausõna, no kui ei oska vilistada, ei ole mõtet. Ma loodan, et mingi trahvi järgne meile siis võrkpalliliidust. Ei järgne, võib-olla lihtsalt Triinu väike pahameel, aga loodan, et annab andeks. Ei, see ei ole isegi Triinu pall, see alumne kohtunik seisab antenni kõrval, tema nägema seda. Aga tuleb veel, vahe sulab. Lankeid suurepäraselt servid, kas saab veel? Trosspall ja tuleb! Ja on hädas ja kõik tõstid lähevad praegu hiielaiule. No mees on püsti hädas, 2 korda Priidule blokil on nüüd üritas Trossi kaudu. No nüüd tuuakse kogemust Tartu poole Reimo Alas, kes ma ütlen, et praegu Tartu nahast ma ei tahaks olla. Siin ma tunnen, et neil on selg vastu seina, Võru rokib täiega. Ja bännid on taga nüüd. Ja aga näeme et nüüd enne Reimo Alas läks tempo ründaja positsioonil, aga nüüd ilmselt üks asetus 4 pealt vaja maha lüüa. Ei ole hullu, Lankei tegi hea seeria, et siit on, nüüd on kõik jälle elus võimalik. Küll väga keeruline, aga varianti on.
nii, vastastel siis Meilus paneb vist hüppelt endiselt. No ilmselt küll. No nii, esimesed trummid on ka käes. Regan ja ei. Oli vastavõtt juba natuke peal ja ei päästnud siit enam midagi ja iga puude oli halb, ütleme nii. Oli, jah. Aga ei lase ennast mõrendada. Ats Võro tõmbas ka trummid esimest korda tööle. Et siin läheb mölluks, siin tuli sääl. Aga Võru on ikka raskes seisus. 1 punkt lahutab Maaülikooli game'i võidust. Steven Meilus, hüppelt serv, pane peaseri, läheb outi. No nii, all in. All in. Ja Mart Mandel läheb servima. All in. Ai, vabandust, teevad esimesel topeltvahetuse tagasi. Läheb blokki, Regani asemel Kajar jääb servima, mis on väga õige lüke. Kajaril on purakad käe sees. Kes nüüd tõstab? Tõstab Priit ilmselt või siis Keit Kivi. On hea serv, aga vastab perfektselt käes. Ja on üleval, ei ole üleval. Lööb käte vahelt ära Priidul. Tundub, et minu töö on tehtud täna. Aitäh sulle, Rasmus, oli meeleolukas. Otsi siis järgmine kohver meile siia mikrofoni taha. Hannes Rammo juba paistab, siin minust 5 meetrit. No super. Pühapäeval, 4. Kohtume, saame uuesti kommenteerida paari tunni pärast. Ja siis, kui tuleb RTU ja Parruse mäng, see on siis täna kell 5 meistriliiga kohtumine. Olümpia hõbe isiklikult. Raimond Vilde on kohal. Raimond Vilde on kohal, seda lubame platsile. No, täna on üllatuse täispäev. Kes teab? Ülest antud ei ole, minule teada ole. Täna vist ei mängi, jah. Kui siis Tammul vanaks see aasta? Igal juhul. Kuule, aga Rasmus, aitäh sulle. Ja, jääge meiega. Pühapäeval, 4. veebruaril toimub Võru spordikeskuses suur Coop Võru võrkpallipäev. Kavas on meeste esi- ja meistriliiga vastasseisud ning lisaks toimub Võru legendide showmäng. Koha peal on olemas toidutelk ja avatud on spordiriiete kirbuturg. Sissepääs Coop Võru võrkpallipäevale on kõigile tasuta. Pall pannakse mängu kell 13.00. Tule kogu perega 4. veebruaril Võru spordikeskusesse ja naudi parimat 3-käigulist Eesti võrkpalli. No nii, head Võru Coop võrkpallipäeva ülekande vaatajad. Nagu te ekraanilt näete, täna on 3 olulist mängu. Kell 1 algas esiliiga mäng, kus kohtusid siis Danpower Võru võrkpalliklubi ja Eesti Maaülikool Struktura. Kell 3, ehk siis vähem kui tunni aja pärast, vähemalt kava järgi, peaks algama meil siis showmäng, kus kohtuvad Võru legendid ja Võru spordikooli noored. Ja siis viimase mänguna õhtu naelana kell 5 vähemalt kava järgi on siis kohtumas Parrus Võru võrkpalliklubi RTU-ga, Robert Saatse Jurmala võistkonna vastu. See on siis Kronimet liiga põhiturniiri mäng. Tasuta sissepääs on Coop Võru poolt Võru spordikeskuses. See päev meil toimub, tulge kõik kohale. Siin on kirbukas, on meil seal ruumis, kus on siis sageli Kronimet liiga mängude, kodumängude ajal on meil justkui VIP-ruum. Nüüd saavad kõik sõnad üles minna, vaadata, mida head pakutakse, spordiriided seal müüakse. Ja nüüd Rasmus läks meil riidid vahetama, sest et peagi on ees ootamas showmäng, aga nüüd on kommentaatori mikrofoni taha tulnud Hannes Rammo. Tere, Hannes! Tere kõigile! No kuidas meeleolu on? Ma nägin sa esiliiga mängu siin vaatasid ka esimesi game. Kuidas on tunne? Ja, et Võru iseenesest näitab head mängu, aga maru kõigub see asi, et 3. game'is ka ju olid ikkagi siin pea 10 punktiga taga. Jah, aga nüüd oleks jah tõesti game'idega 2-1 taga, peab hakkama kerima, aga tänases päevas veel nii palju, et siin on ka lasteala olemas, et kellel on lapsed ja tahaks tulla ikkagi võrkpalli vaatama, võtke nad kaasa, sest et siin on lasteala, siin on olemas batuut, lapsed saavad hüpata, Pubi 17 on toonud oma puhveti siia, saate osta head ja paremat keelekastet, märjukest, näksi, chipsi, mida iganes ja muidugi toidutelk, et Orava jahtkond, ma saan aru, keedab täna suppi. Ja, et Orava jahtkond Vendu Suurmanni eestvedamisel siis pakuvad väljas seljankat, et Võru fännisärkidega inimesed saavad tasuta suppi. Roheline see fännisärk peab olema, fännisärgiga, et sellega saab tasuta suppi väljas ja... Aga kuidas seda fännisärki saab, tead sa või? Fännisärki saab siit koha pealt osta, tule kodumängule, saad soetada endale selle fännisärgi ja minu teada saab ka seda tellida, et kirjutades siis
kirjutades siis Parruse kodulehel enda numbrid ja ongi olemas. Soovid, jah. Nii et kes tahab tasuta suppi saada, saab särgiga kaasa. Jah, et kes tahab endale nii-öelda tasuta lõunat saada, siis osta särk endale. Sellega toetad siis meie koduvõistkonda Parrus Võru võrkpalliklubi. Ja täna sissepääsul sa osta ka selle toetajapileti, et toetada klubi 5 euroga, et selle eest saad ka pudeli vett, et no kui tahad. Kui tahad, ei, seda ma ütlengi, et sissepääsu tasuta, aga saad osta selle toetajapiletit 5 euro eest, et toetad ka Võru võrkpalliklubi tegemisi siis sellega. No nii, aga 2-1 Maaülikool on geimidega peal ja ülioluline game nüüd Võru jaoks, kui tahetakse ikkagi 5. geimi seda mängu viia, siis tuleb jalad kõhu alt välja võtta ja näidata, et nad saavad ikkagi selle mängimisega hakkama ja Maaülikooli vastu see game ära võtta ja täna on täpselt selline üles-alla mäng on Võru poolt olnud. Ja, et hästi palju kõigub see mäng, et 3. game'is ka ju olid siin ikkagi pea 10 punktiga vahepeal taga, aga game'i lõpus tulid järgi ja oli väga põnev mäng. Oi, Mirko Hani teeb nüüd sellist servi, mida ma polegi vist varem näinud. Vise läks Vise läks pikale ja pidi sealt midagi välja leiutama ja kahjuks väljakule ei maandunud see serv. Mihkel Hiielaid. Maaülikool struktura, diagonaalründaja, paneb hea servi. Jah. Mart Mandel ründab ja toob punkti Võrule. Rammib läbi. Jaa. Mart ka, et Mardil ju tegelikult see hüppevõime ja kõik see, et Mart ikka ilusti sinna pallile pihta saab, siis sealt käest tuleb selline kõva litter, et ega enamasti need pallid sinna vastaste poole maha jäävad, et jaa, me siin Rasmusega juba arutasime, et kas vastased peavad endal neid metallplaate hakkama kätte küll siduma igaks juhuks, et luud terveks jääks. Jah, et Mart ju teada-tuntud mitte igapäevaselt just käib, aga käib hästi palju vaata jõusaalis ka, et ja tal on see päris kuri käsi, et isegi seal suvel tema vastu mängides siis näpud ikka valutasid, kui pärast peale seda, kui see liti sisse said, et on ta sul ka sõrmi pooleks löönud? Ei, õnneks ei löönud, et aga Mart jah, Mart teada-tuntud kõva käega on ja ta ei hellita? Ei. Oi, hea serv nüüd küll Priidu poolt, natukene läheb auti, aga tõesti väga hea serv siia Rait Rikbergi peale. Rait ka juba vist vaatasid, et võtab selle palli ise vastu, kuid tema ju meil enam kahjuks platsi peale ei mängi. Johann-Olav Lääne. Ja serv Keidu peale, Keidul ka kehvasti see käes, ei tea, kas oli seal väsinud, et ei jõudnud alla ilusti, aga nüüd ka, et vastased annitavad selle palli sinna üle, et Tartu poolelt siis Hani ja kukub see Võru poolele maha. No Võru mehed peavad tõesti, jalad kõhualt välja võtma, liigutama hakkama, natuke emotsiooni juurde andma, see on eelmise game'i lõpus saadi justkui, tead, see tuhk üles, aga siis nüüd ka ju tegelikult oli lihtne pall iseenesest see, mis üle tuli, aga Keit sinna alla kahjuks ei jõudnud Aga nüüd jälle väga ilus sooritus ja Jänes ühese ploki vastu lahendab ära. Väga oluline punkt. Jah, et Võrul ju tegelikult seda rünnakujõudu on kõvasti, et Jarek, Jänes, Mirko ja Mart on ju kõik väga kõval tasemel või et Mirko ka ju meil siin aastaid tagasi mängis ju ka tollel ajal oli ta Schenkerliiga nime all, aga ka Võru valiju alt, et mehel ju tegelikult nagu taset on. Ei, absoluutselt, siin ei ole ühtegi meest, kellel taset ei oleks. Ei, seda kindlasti ma lihtsalt nagu mõtlengi, et see rünnakujõud on ju kõvasti, ja Keit ka ju teada-tuntud hea kaitsemängijana, et jõuab igale poole, pisike Keit, et jõuab igale poole, ta loeb hästi mängu ja ta tõsiselt ongi kiire ja aga nüüd Sten jälle mängib nurkade mängu, lööb vasaku käega ise palli maa, ei hakka seda siin tõstma kellelegi ette. Võru poolelt hea serv Jareku poolt, et vastastel nüüd diagonaalründaja. Hani, Hani on kinni. Jah, et seal tõstetööd pidi praegu Jarek tegema. Oli küll ilusti tõste Mirko Hanil ees, aga Tartu poolelt plokk ees ja Maarja Liiva keskblokeerijana on head tööd teinud.
väga ilusti paneb käed üle võrgus, kui blokib ja see tõi punkti. Aga nüüd Kerto Jürisoo, number 5 noor sidemängija planeeriva. Jah, et oravalt pärit Tauri Sulg on jäänud Tartu Maaülikooli poolt pingi peal, et tundub, et on tegemist vigastusega. Et Tauriga siin enne mängu rääkisime, siis ütles, et tema täna ei mängi kindlasti, et ilmselt on tal jälle need põlveprobleemid või midagi, et teda me täna platsil ei näe ja teist võrumeest Hannes Eskla ka istub seal Maaülikooli pingi peal ja teda ka mängu ei ole pandud. Tal on ka vigastus oli vist iluti, jah? Mina seda nagu otse ei teagi, et tegelikult no võib-olla jah, et Võrumaa meistrivõistlustel ta nagu mängis, aga nüüd ma niimoodi ei ole temaga ka suheld, et ei tea, et kas on jah, mõni vigastus või on taastub lihtsalt veel. Steven Meilus. Ja serva kästum. Keidul on hästi käes jälle ja tõste Tigasele ja Tigane lööb selle palli Tartu poolele maha. Priit Tigane näitab jätkuvalt. No ei ole mees, kes lööks kolme sisse selliseid suuri purakaid. Küll ta leiab neid trossi puutest, lööb palle maha ja kätest ja leiab sinna taha nurkadesse neid kohti. Jah, et Priit on täna, kui kõrvalt vaatasin ka mängu, et Priit on täna hästi palju otsitud ja ta on lahendanud neid, ma arvan, väga hea protsendiga, et ta on enamus ikka ära löönud, et nüüd Mart selline liter vastaste Tartu poolele maha. Art Mandel. Ja Mart Mandel on Võru rünnakuliider, selge rünnakuliider. Et Mardi kohta jah, eks tal on ka neid halvemaid päevi, aga täna on küll näidanud, et saab kõigega väga hästi hakkama. Ja nüüd 9-8 Maaülikool punktiga peal. Jah, et Mardil on, et kas käsi kullas või see samune mullas, et eks tal satub ka sisse neid kehvemaid päevi, aga ei, väga tore on vaadata teda mängimas. Igal juhul jah, tähelepanuväärne selline mängumees. Sten tõstab Mirkole, Mirko lööb ja lööb punktiks. Et Tartu pooled küll olid käed seal all, aga löögil oli piisavalt palju jõudu taga ja lendas see pall publikusse. No nii, Tarvo Täht on tulnud saali. Tarvo Täht on ka meil saali jõudnud jah, et tuli siis legende vaatama. Täna ju legendide mängus Albert Urt ja kohal, et kes meil siin vigastusest taastub endiselt, et sõlmis ka ju just Selver Taltechiga lepingu, et varsti hakkame teda Eestimaa pinnal rohkem jälle mängimast nägema, et on ju siin paar aastat Saksamaal mänginud ja... Aga debüüdi tegi vist ära juba? Kuulsin, et paar punkti oli. Mina ei tea, ta vist käis seal midagi, et ma ise mängu kahjuks ei näinud, aga täna jah, et legendide lahingus paljud vanad treenerid ja võrkpallurid, et tulge kindlasti kõik vaatama, et tuleb kindlasti äge andmine. Jaa, aga praegu esiliiga mäng, 2-1 Maaülikool peal geimidega, Mihkel Hiielaid. Ja hetkel seda see game siis viigis 10-10, et Võru poored läheb servima Priit Tigane ja Priidul ka ju tegelikult on väga huvitav see serv, et eelmise siin muidugi servis Rait Rikbergile, aga muidu tal ka sääne planeeriv ja see on ebameeldiv ilmselt vastu võtta, et nikerdab hästi, Oliver Lankee on hästi ploki sees. Lääne. Ploki puutest Võru poolele, aga jääb lühikeseks. Aga nurkade mäng toimib hästi ja kas suudavad Tartu mehed palju üle anda? Jaa, aga läheb teiselt poolt antenni ja... Jarek on ikka vana rebane, et jube hästi leiab need nurkest üles täna. Juba teist korda. Jah, et Rait Rikberg siin ilmselgelt ei olnud rahul enda libero tegutsemisega, et tegelikult oli see juba suht lihtne pall, et anna sinna üle, aga ta ei suutnud seda sealt määruste päraselt üle võrgu viia. Nüüd läks Priidu serv tiba pikaks. Jah, no 11-11. Jah, et punktist kinni. 4. game ikka pingeline, et... No eriti Võru poolelt vaadata. Jah, Võru vajab seda võitu selles game'is kindlasti. Maaülikool siin ju eelmine nädalavahetus võitis ju tabeli liidrit Tallinna Ülikooli. Ülikoolide vahelises duellis, et ma ei tea, et eelmine aasta vist oli see Tallinna Ülikoolil oli see hästi pikk võiduseeria, et keegi väga ei võtnud, et see aasta ma tabeliseisu ei tea, et kas on ka siin. Ei, nüüd on juba murtud siis jah, et
kui ühe kaotuse nüüd said, jah? Oli vist nii? Ma isegi ei tea selles mõttes, et esiliigat saame vaadata jah, et aga esiliiga mängudel ikka jälgid rohkem seda, mida teeb Võru meeskond ja kui nemad mängivad, et kui ise oled nagu siit poolt pärit, et teiste mängude tulemusi nii palju ei jälgi. Sa oled vist igal mängul kohal olnud, või? Päris igal mängul ei ole, aga eks ma üritan võimalikult palju ikkagi käia ja enda sõbrad mängivad esiliigas, siis ikka lähed, hoiad sõpradele pöialt, ja samas Parruse mängudele ka, et see on juba enda nii-öelda kodulinna meeskond mängib, siis ikka tuled vaatad ja elad kaasa. No nii nüüd on aga veel Lankei siin, aga ei. Riivo Rüütel näitab musklit. Oliver Lankei jääb natukene... Jääb hätta siin, et Lankei ju kah siis ütleme, taset peaks ikkagi olema kõvasti, kuna mängib ka ju Parruse all Kronimet liigat, et praegu hetkel jäi selle esiliiga plokiga hätta. Riivo Rüütel ise ka servimas. Läks see palli pikaks, jah, et Keit nägi ära, ei liigutanudki seal ennast, et 13-13 ja Arek Jänes läheb servima, olulised servid, üliolulised servid. Väga olulised servid, et siin eksimisruumi ei ole, et pigem on tarvis riskida isegi ja tuua seda punkti püüda, paneb ära servi. Kõva serv. On raskustest Maaülikooli mehed. Jah, et tõsta see serv kõige paremini käes ei olnud ja nüüd kahjuks löövadki palli seal maha, et kätest minema, jah. Et seal oli ka Keitkivi nii-öelda... Oleks vaata, Keit on tagapool, natukene näed. Ilmselt küll, ta just astus sammu ettepoole ka ja et oli seal, ei suutnud seda palli enam, jah, ilusti omadele mängida, et saaks ise rünnata. Gerdo Jürisoo, noor sidemängija, eksib võrku. Et kui me nüüd vaatame seda tabeliseisu, siis see aasta ju Tallinna Ülikool on isegi 3 mängu kaotanud, et just, juba 3 mängu, jah, selle hooajal. Aga tabeliseis on tihe, et kui hommikul vaatasin, siis oli 1 seis, Võru oli vist 4. ja nüüd kella 9 oli juba 6. langenud, nii et jah, et siin ju Võrul on sama palju punkte kui Selver Tallinna spordikoolil, et 25 punkti mõlemal, kuid Selveril on 1 mäng vähem peetud. Ja Mart Mandel toob punkti Võrule. Ja Mart jälle näitab, milleks ta võimeline on ja lööb selle palli Tartu poolele kõvasti maha. Ja kuulame, mida räägib Rait Rikberg. Kõige keerulisem asetus meil on ju. Üks asi, kui side on ees Niinis pall võrgu peal vastastel, Gerdo ja Hiiekas, 1 ei ole ees, 1 on taga. Kui ta lööb ainult sinna. Koks, pikk koks, mängime kaitses siin. Ai, kohe vastu, kohe ära. Võtame ära, No nii, sellised mõtted siis Rait Rikberg. Jah, et Raidud seal head mõtted, et neil on praegu kõige raskem asetus Raidu sõnade järgi ja Lankei eksib kohe ja Lauri Sulka naerab ja vaatab otsa meile siin, et oi, raputab pead, et mis see mees ainult servibki võrku või, et see oli +1 oli Raidule. Sai statistikas kirja endale tulemusliku tegutsemise. Võtti 100 ja vastane eksis. Steven Meilus. Tugev hüppelt serv, temalt tuleb, on raske, kas jõuab Sten suurepäraselt, toob ära palli ja Võru saab palli üle antud. Keidul kehvasti ja nüüd Tartu meeskonna omad ei suuda omavahel palli ära jagada ja mis mäng siin toimub praegu, mehed on pikali. Kuum kartul, noh. Ei, selliseid asju käige vaadata ja Priit Tigane! Priit toob selle punkti ära. Priit toob selle punkti Võrule, et oli siin sääne kuum kartul, et puhas kuum kartul ja kusjuures Maaülikooli mehed ju soojenduseks mängisid kuuma kartulit. 4 meest olid keskel pikali ja siis teised vajutasid, et sellised vähe karmimad mängud siin soojenduseks meestel. Sten servib Võru poolelt, aga Tartu meeskonnal hästi käes ja nüüd läheb tõste sinna. No nii, eksivad. Tõste ikka väga kehv tõste ja pall vastu antenni. 17-15, Võru on nüüd 2 punktiga peal.
no mul on tunne, et see eelmise, ma ei tea, väga ebastaanud Tartuse punkti võit Võru jaoks võiks emotsionaalselt andiski seda tõuget juurde, et praegu ka ju tegelikult näha Tartu poole, et serv oli väga hästi käes, kuid see noor sidemängija siis eksis. Nüüd saab Lääne ühese ploki vastu rünnata ja seal tema eksi, ei eksi, 16-17 Maaülikool nüüd ühega taga ja läheb Maaülikooli keskblokeerija, kes on siin suurepäraselt tegutsenud, ei jäta auku plokki sisse ja on ka keskelt maal olnud mõned pallid, siis Maarjo Liiva eksib. Jah, et nüüd eksib siis servil, aga ja Võru poolelt siis Mirko Hani. Näitame veel Mirko Hani pilti ühe korra. Vaatame, ei olnud nii hea serv, et näidata ikkagi siiski. Siis kui ässa lööb, siis näitame. Riivo Rüütli, lööb nüüd keskelt palli maha. Et Tartu meeskonna temporündaja siin toob järjekordse punkti Tartule ja Võru juhib hetkel seda game'i veel ainult 1 punktiga, et võiks siin saada see enam-vähem 3-4 punktis edu, oleks endal ka palju lihtsam mängida. Nüüd on väga oluline punktid. Ja läheb see pall out'i. Läheb pikaks 18-17, eksib see Mihkel Ielait, kellest me oleme terve mängu jooksul väga palju rääkinud. On mees mänginud aastaid esiliigas Rakvere meeskonnas, nüüd on Tartus ja selles mängus võtmemängija, kelle Võru peab kinni saama ja nüüd eksib serviga. Ülioluline punkti võit Võrule. Võrud siis Priit Tigane servimas. Eksib temagi, kulla Priit. Kuidas nüüd nii? Jah, et ega täna Priidul ka ju selles mõttes, et rünnakul ja blokis on ta suht hea and, aga nagu servil on minu arust ikka liiga palju eksimisi tulnud. Läheb küll pikaks, jääb siis võrku kinni. Eks ta otsib seda teravat servi, on ju, aga ja sealt need eksimised tulevad. Jah, seda küll, et mõtet ei ole seda mingit lihtsat klonni sinna üle panna, et vastased saavad servi ilusti kätte ja siis on sidemängija juba lihtsam neid lahendusi leida, et pigem siis riskeerida. Ja nüüd on 19-19 seis, tasamäng. Kiitsime siin Keitu enne kõvasti, et näed, et ilusti kogu aeg pallid käes ja jõuab kogu aeg kaitses mängida, et nüüd on 2 korda eksinud ja Oliver Lankei sammuti, no ei ole klappi Sten Maasiga vist siin esiliigas nii hästi veel, et niivõrd olulisel hetkel see punkt ära tuua. 20-19 on nüüd külalised peal, Võru meeskond raskustes. Johan-Olav Lääne, kogu publik on nüüd tema vastu. Millise servi teeb mees? Jah, et täna on ju siia spordikeskusse tulnud väga palju pealtvaatajaid, et ei tea, kas see on Võru esiliiga meeskonna rekordpubliku arv äkki isegi, et võib olla küll. Siin on ikka julgelt 200 inimest on ju pealtvaatamas, kui mitte rohkem. Jaa, absoluut siin püüab juba sinna 300 poole. Jah, et aga meil ruumi veel on ja et kõik, kes meil mängu otseülekand jälgivad, siis tulge järgmises mänge kindlasti vaatama. Et siin see legendide lahing, et paljud mehed, kes täna platsile saavad ja mängivad ju tegelikult ei mängi juba aastaid, et Aavo Keel ja ka Võru Parruse peatreener Oliver Lüütsepp mängib täna legendide all, et need olid sellised nagu esimesed nimed, kes meelde tulid, aga seal on seda rahvast veel. Aavo Keelt täna ei ole minu teada. Ei ole või? Ei ole. Oli mingi aeg jutt, et Aavo on täna ei ole. Ei ole täna, okei. Siis on minu vale info. Rando Soome ja Jaanus Lillepuu on sellist juba legendaarselt nimed. Okei, siis on, kuskilt minule ei meelde, et ta on, aga olgu. Kui ei ole, eks tuleb endal ka neid eksimusi ette, et ei ole hullu midagi. Aga nüüd 21-20 Võru meeskond 1 punktiga peal. Regan Rohumets, mees, kes mängib täna käis legendide lahingus Võru spordikooli noortemeeskonnas. Kuulub ka Eesti noortekoondisesse. Just. Et ka tasemel mees. Ja nüüd Riivo Rüütli lööb palli Võru mehed selle praegu kohtuniku otsusega selgelt rahul ei ole. Et näitas, et ei puutunud, kuid kohtunik ikkagi nägi, et seal puude oli. No nii, nüüd tuleb Riivo Rüütli, tuleb veel teise platsi otsa, panevad Tartumehed katte paika, ilmselt läheb sinna Keit Kivi ja Mikko Ani vahele, serv. Tundub, et Keidul on see hea serv tuleb Riivolt. Hoopis teise äärde. Nii. Tartu mehed nüüd on vaja plokk ette saada, kas saab? Hästi toob Regan palli üles. Mängis väga hästi kaitses. Anna üle nüüd Kajar, annab üle. Taas on plokki vaja ette saada.
jah, blokist out'i. jah, et nüüd on Tartu meeskond veel seda mängu juhtima 22-21, et Võru siin oli ju põhimõtteliselt game'i alguses saati paaripunktilises eduseisus kogu aeg. Nüüd game'i lõpus on lastud hoopis Maaülikool ette. 22-21, no Võru meeskond on raskes seisus ja nüüd siin pallipoiste poolt väike viga ja teine pall väljakul. No, palli tüdrukute. Ja saalis on totaalne vaikus ja Meelis Õun. Alias hull õun Võru meeskonna peade. Pingutame, noh. Võtame vastu, lööme maha, läheme ise servima edasi. Davai, pingutame nüüd. Võru! Üks on selge, mehed tahavad, kõik need mehed, kes siin täna platsil on, no selle ligi 300 pealise publiku ees tahavad ju võita. Võrul on üliraske olukord, 2-1 keimedega ollakse taga, kui see keim ära läheb, on mäng läbi. Kui see keim ära läheb, on mäng läbi ja Tartu Ülikool kirjutab, Tartu Maaülikool kirjutab endale jälle järjekordselt 3 punkti tabelisse, kuid Võru seda kindlasti neile lihtsalt anda ei taha. Näha on, et mehed tahavad, kolmekesi lähevad sinna selle palli päästma, aga ei saa. Kajar Kivioja, mees, kes on niivõrd rasketest olukordadest Võru meeskonda välja aidanud, nüüd kahjuks eksib ja 2 punktiga Võru taga. 23-21, Riivo Rüüt jätkuvalt servib. Aga game ei ole veel lõppenud ja mäng ei ole veel läbi, et see ei ole mingi lootusetu olukord praegu. Et nagu Meelis Õun ka ütles siis, et pingutame ja saame ise selle game'i kätte, noh. Nüüd läks Tartu Maaülikooli poolt serv pikaks ja Jarek Jänes on Võru poolelt servimas. Jarekil ka ju väga hea serv, et vaatame. Raudselt närvid on mehel, pane pea servi, aga on ka hästi Tartul käes. Hästi käes, Meius. Keitab ära palli. Regan, anna üles nüüd, Mirko! Ai, natukene puudu, Regan uuesti ja uuesti Mirkole, kuid nüüd... Ja olemas! Tundus alguses, et see tõste jäi kätest läks välja ju. Ebamaine. Täna on ikka tohutult palju eksimusi minu arust kohtunike poolt ka, et oli. Siin Tartu Maaülikooli poolt Tauri Sulg ja Hannes Eskla ka siin näitavad meile, et oli mingi teine otsus üldse kohtuniku poolt, meie läksime sealt käsi otsima. Triinu on see, ma räägin, noh. Niimoodi kätt lihtsalt. Nüüd vahet ei ole, uus pall ainult siia, ma teen ära. Tule, saab. Dai, näeme nüüd, ja! Võru! Ise lööme palli maha! Oli seal tunda Võru pingi pealt ka natuke seda pettumust ikka. Triinu Ojasoo siis on esimene kohtunik, ei ole tema otsusega rahul. 24-22. Et siin et Võru meeskonnast ei olnud ilmselt keegi selle otsusega rahul, ei fännidest, ei mängijatest, mitte keegi. Meelis ütles ka, et lööme ise selle palli maha. Ei saa palli maha, nüüd on raske seis. Nüüd on raske seis. Out pall, Võru elab veel. Võru meeskonna veel elame. Aga vaatame, kes servima läheb. Kevin Põltsar tuuakse nüüd mängu, kelle asemel tuleb servima. Oliver Lankei asemel platsile. Oliver on ka täna siin väga palju eksinud servil, et ma arvan, et see on üks kehvemaid servimänge. Aga Kevin Põltsar, no selle mehe asemel ei tahaks. Tavaline tõuseb, tõsta 4. Sul on see, mis iganes see teine Tiago. Piir ei lähe lööma, ma arvan, sul on piir kinni. Korralik pikk Tiago, kui on siit tõsta, nii. Vai, kohe ära esimesega. Võtame ära. Ma arvan, et sul on piir kinni siin. Lööd Tiagosse, piir ei saa. Side 1 on meil. Võru poole pealt. Kevin Põldsaar. Tema taskutes on kõik võtmed, mis aitaks nüüd Võru selle
mängu, selle game'i võidugi nüüd ära tuua, sest et tema, kui eksib, on mäng läbi, kui toob ässa, läheb mäng edasi. Jah, et siin Võru pingi pealt oleks nüüd keegi seda ülekannet kuulata, et oleks teadnud nüüd, et läheb diagonaali lööma. Et Rait Rikberg rääkis kõik ära ja täpselt nii tehtigi. Tõste 4 ja mees läkski diagonaali ründama. Rait teadis täpselt, mida teha. No vot, Rait Rikberg teab. On ju tõesti tõeline võrkpallikuru. Jah, et Rait ikkagi aastaid Eesti koondise põhilibero ja mänginud, ei tea, kui palju mängisin Eesti koondises ja Tartu meeskonnast ka, et alles ta lõpetas ju karjääri. Jaa, aga Coop Võru võrkpallipäev kestab edasi. Esimene mäng sai nüüd siis läbi, esiliiga kohtumine Võru Tanpower võrkpalliklubi kaotas 1-3 Tartu Maaülikool struktuurivõistkonnale. Väga kahju, et tegelikult see viimane 4. game, et Võru oli terve mängu ees paari punktiga, paari punkti eduseis oli terve mäng. Ja siis lõpus anti lihtsalt game'i lõppu anti käest ära ja võtab selle võidu, jah, Tartu Maaülikool. Aga kujutan ette, et Võru mehed jäid selles mõttes ikkagi rahul, et kogemus oli meeletu. Ja Maaülikooli mehed, ma näen, et nägu on naerul, ei saa ju nemadki nii tihti 300 pealise publiku ees mängida. Jah, et siin Võru poolelt valiti MVP-ks Priit Tigane ja kohe vaatame, kes siis Tartu poolt. Maarjo Liiva siis Tartu poolelt MVP. Siin Anti Haugas annab üle neile Võru Coop poolt siis auhinnad ja pole midagi öelda, Maarjo Liiva valiti kõik mängu parimaks, et sai seal väikse selle MVP, selle vimpli ka, et hoidis väga hästi plokki koos ja aeg-ajalt lõi ka mõne palli maha, aga igal juhul plokis oli ta eeskätt ikkagi täna tõesti silmapaistvalt hea. Nägid sa, kes Võru poolelt siis parima mängu? Võru poolelt Priit Tigane. Et täna oli temporündajad MVP-d mõlemal poolelt. No nii, aga head võrkpallisõbrad, kes te kõik olete teisel pool ekraani, kes elate Võru linnas, Võru maakonnas või üldse Lõuna-Eestis, siis tulge kõik saali, sest et siin peagi algab legendide lahing, kus kohtuvad siis Võru legendid. Võru tõelised legendid versus siis praegused spordikooli õpilased. Just. Et te pea isegi tegelikult Võrust pärit olema või üldse Lõuna-Eestist, et olete... Et teatreid mängeid. Jah, et Rakverest olete pärit, võite samamoodi siia kohale sõita, et... Näiteks Tarvo Täht, tema mängib meil siin, kes ekraanil on, tema mängib siis õhtul kell 5. Jah, kell 5 hakkavas Eesti-Läti või Balti liiga, sest üks Leedu meeskond on ka meil, et mängib Balti liiga mängus RTU vastu. Just. Jah, aga peagi algab siis showmäng. Praegu me näeme juba sooja tegema siin Albert Hurta, Rasmus Roometsa, Kaspar Maila, Kaido Treima. Ma nägin, et sinna riietusruumi poole läks, juba kes on platsil. Rando Soome on platsi peal olemas. Ja tulevad ka Jaanus Lillepuu liigub siia poole. Nii et head võrkpallisõbrad, kes olete teisel pool ekraani, ärge minge mitte kuhugi selles mõttes, et me lõpetame oma ülekande nüüd korraks ära, aga... Ja jätkame showmängu kommenteerima. Ja me jätkame peagi oma ülekandega siin, ütleme 10-5 minuti pärast, 15 minuti pärast. Uus ülekanne. Jah. Et selle ülekande lõpetame ära ja peagi algab siis uus ülekanne, kus on siis showmäng, kus kohtuvad Võru spordikooli noored ja legendid. Nägemist praeguseks. Nägemist. Veebruaril toimub Võru spordikeskuses suur Coop Võru võrkpallipäev. Kavas on meeste esi- ja meisterliiga vastasseisud ning lisaks toimub Võru legendide showmäng. Koha peal on olemas toidutelk ja avatud on spordiriiete kirbuturg. Sissepääs Coop Võru võrkpallipäevale on kõigile tasuta. Pall pannakse mängu kell 13.00. Tule kogu perega 4. veebruaril Võru spordikeskusesse ja naudi parimat kolmekäigulist Eesti võrkpalli.